Tere õhtust! Vabriku seminari 28. saade on eetris ja Juku-Kalle Raid on meil külas, aga enne kui me asume asja kallale, toetajad, annabis.ee, kanepil põhinevad looduslikud tooted, praegu on jõulukampaania, jõulukood on jõulud suure tähega, suur J-täht lööge sisse, siis kui ostate sealt midagi, siis jõulud. Nii, Kammerteatri mängukava november 21-28 november Kivirähki sinised kilesussid jalas, Indrek Taalmaa taas kehastub ümber 6-7 rolli. Edmund Pööki seltsil läks üleile üles Richard Tarnase, Rupert Sheldrake on meie aja üks kõige selgema mõtlemisega teadlasi, selline klipp, et jälgige ka Pööki seltsi kanalit Ring podcast, sinna subscribe'ige ja ütlasi ka Ursula Petersoniga Jungi seltsist või siis tänapäevase nimega analüütilise psühholoogia seltsist. Saade pealkirjaga Unenäod läheb üles peatselt. Niimoodi ja hakkame siis saatega pihta. Tere Juku! No tere Sarko! Kuule, selline asi, et Aeg ja vesi luulekogu islandi keelest tõlkinud koos Askur Aladiga. Mis see tähendab? Seda see tähendabki, et see on tõepoolest islandi keeles, see on Steinar. See on üks vaieldamatud Euroopa luuleklassikuid ja ta on ka väljaspool Islandit ikkagi äärmiselt tuntud. Ta on saanud näiteks Eliotilt mõjutusi, mida ta ise ütleb, mida küll näiteks mina kirjandushuvilisena küll väga välja ei songi, aga nii on ta oma intervjuudes öelnud. See Aeg ja vesi on tema 1944. aastal ilmunud raamat, kus on 21 sellist väga mütoloogilist, äärmiselt põhjamaiset, karget, aga lahvanduslikult sügavat luuletust. Tõepoolest see on vägev asi. Aga ma saan aru, millele sa vihjad, eks ju, et Askur on õppinud... Ei, ma ei vihja, ärme hakka mind huvitab see, et kus sa islandi keele ära õppisid? Vot ei õppinud, et muuseast, et kui sa räägid ükskõik mis tõlkijaga, siis väga paljud on teinud kahe peale mida. Google Translate'i. Google Translate'iga ei ole selle luuletaja puhul küll paraku mitte mõmmigi peale hakata. Aga kui sul on Google Translate'iks Askur Alas, kes on Islandil õppinud ja valdab islandi keelt vabalt ja teeb kogu aeg Islandi ekskursioone ja ühesõnaga elab nagu poole kohaga Islandil, siis temal on see asi käppas, küll aga ei oska ta luuletada. Nii et see tõlge on siis nii, et tehniliselt käib see siis niimoodi, et ma võtan kõik ingliskeelsed variandid, mis on tõlgitud, mis on äärmiselt ebatäpne, sest ükski tõlkija ei ole ajanud seal luules taga äärmiselt vajaliku irdriimi ja silpide arvu. Et Askur, loen läbi ingliskeelset tõlked, eks ole, ja siis Askur loeb mulle selle ette islandi keeles umbes 1000 korda, nii et mulle jääb see pähe kõlisema ja siis teeb mulle sõnasõnalise tõlke ja siis ma hakkan eestikeelseid silpide arvu, irdriimi ja muud siukest sinna sobitama, et see on üks igavene jama, et me praegu tõlgime ka ühte Islandi luulesaagat, et Käsmus on siis see Kirjanike liidu suvila, et seal veedame küllaltki alkoholivabalt aega, sest et luule nõuab päris korralikku täpsust. Ja ütleme siis islandlased, kellel on siis ette loetud seesama tõlge eesti keeles, et kuidas see kõlapilt on, eks ole ju, et kas ta vastab foneetiliselt enam-vähem tõele. Siis siiamaani on näiteks kunagine Islandi välisminister Hannibalsson, kes siis tunnustas Eesti iseseisvust esimesena, eks ole ju. Ja tema tütar Golfina, kes on ka oluline poliitiline figuur, need on olnud väga rahul ja üldiselt eks see tuleb ka nüüd kas siis Loomingu raamatukogus või eraldi raamatuna välja koos hästi põhjaliku eessõnaga, mis käsitleb laiemalt veidikene Islandi luulet, mis pärineb saagaaegadest, kuni siis lõpetabki selle Steinari elu ja olulisuse põhjendamisega selles kultuuris. Ja sul on veel ka mingi suve eepostega, ma panin tähele, kui ma uurisin.
Mul on suhe e-postega küll, esiteks e-posted on, mul on eelkõige lugeja suhe e-postega. Ei, sul on ka kirjastamissuhe ja kirjutamissuhe ja... Jah, et kirjastamissuhe on küll, et sa ilmselt pead silmast Poola rahvuse e-post Pan Tadeus, eks ole, ja mis on siis minu vanaisa Aleksander Raidi tõlgitud, ta ise pidas seda oma elutööks ja vahetult ennem oma surma 1983 ta selle lõpetas, aga kuna Poolas oli sel hetkel just läbi või maha surutud, eks ju, solidarnosti liikumine, siis muutus igasugune Poola rahvuslus, mis on siis ka rahvuseepos loomulikult, muutus Nõukogude Liidus pehmelt öeldes ebasoovitavaks ja nii ta jäi siis 17 aastaks kirjastuse valgus vedelema, kuni siis aastal 2000 ma siis selle üles kraapisin ja ta siis ära avaldasin Jüri Palmi fantastiliste illustratsioonidega. Nii, ja nüüd me jõuame siis sinu enda eeposeni Eelarve. No see on Friikogu rahvuseepos. Räägi sellest. Sellest ja ta on teistlaadne, et kui me võrdleme, eks ole ju näiteks Pan Tadeusiga või Kalevalega, aga nagu igasugune mütoloogia põhineb näiteks kui tõsielusündmustel. See põhineb tõsielusündmustel, näiteks kui Pan Tadeus räägib Poola šlahta tegevusest, eks ole ju, siis Poola šlahtaga teatavasti võrdub meie Riigikogu. Ja minu Friikogu rahvuseepos Eelarve siis kirjeldab ühte perioodi aastal 2012, kui võeti vastu 2013. aasta eelarvet ja mina olin Riigikogu liige parteituna Isamaa Liidu fraktsioonis ja see siis oli konkurentsitult kõige ajamahukam eelarve vastuvõtmine siiamaani Eesti ajaloos, kestis kusagil 6 aega. Raamat ise on läbi... Ööistungid, ühesõnaga, see on ööistungite idiootsus. No, raamat ise on läbi, mul ei õnnestunud teda siia täna saada. See on läbi müüdud, jah. Aga oleks võinud raamatugust võtta, ei jõudnud, aga räägi, mis seal toimus siis, et see oleks päris huvitav, ma olen lugenud seda. Selle asja nimi on lühidalt öeldes juntimine, mis tuleb ühest tuntud Eesti poliitiku Arvo Junti nimest, kes siis, kuna meie parlamentaarne töörežiim on selline, et näiteks inimesed, kui nad tahavad venitada mingit punkti. See on venitamine. No see on venitamine, aga kuna meil on siukene jama, eks ole ju, paljude poliitikute õnnetuseks, et üle 3 minutit sa kõnet ei saa pidada. Sest kunagi esimese vabariigi ajal, ütleme jah, tinglikult esimese vabariigi ajal püstitati mingi rekord, ma ei teaks 3-tunnine kõne või ühesõnaga sa saad nagu teistel juhet kokku jooksutada. Lihtsalt kaikaid kodarasse loopida ja otsida siis, ühesõnaga üritada siis oma eelarvet nagu peale suruda või mis on siis sinu partei nägemus, eks ole. See on maailmas küllalt lävinud praktika, näiteks Suurbritannias tuleb mulle kohe meelde, ma aastat sulle peast ei ütle, aga see oli siis, kuidas Suurbritannia siis parlamendis ronis pulti keegi saadik, siukene auväärne lord, kes luges ette kogu kuradi Suurbritannia telefoniraamatu. Pöördudes on nagu kõikide kodanike poole, kes oma... Kus tema juntit tead? Tema sai niimoodi juntida, sest Suurbritannia seadusandlus võimaldab sul lugeda ette telliskivi paksuse telefoniraamatu, mis kestis nagu mitu ööpäeva see jama, eks ole ju. Muud kui luges neid nimesid ette, kelle poole ta pöördub, eks ole, alljärgneva avaldusega. Nüüd, neid praktikaid arvesse võttes, siis kui Eesti taasiseseisus, siis et hoida ära siukene mõttetu jama, eks ole ju, pandi siis kõnepiiranguks 3 intsi. Aga ma tuletan vahepeal meelde, Briti parlamendis on vist see, et seal on kollased jooned maas, et mis on sellest ajast, et kui mõõgad olid vööl, et ei ulataks torkama. Jah, täpselt nii, et sa ei saaks lüüa mõõgaga. Et seda telefoniraamatu enda ei suudetud nagu ära killida. Nad tänapäeval muuseas mõõgaga enam seal ei käi, aga tõesti need kollased jooned on, et sa ei saaks, ütleme, kolleegile haiget teha. Molli anda. jah. Okei, aga räägi edasi, mis siin siis? Aga meil on nüüd nii, et selle eest anti igale siis parteile võimalus võtta 10-minutine vaheaeg. Mõttega siis, et kui on vaja nõu pidada enne mingit otsustamist, ja siis toimus 6 aega järjest see, et Keskerakond võttis iga 2 minuti tagant 10-minutise vaheaja. Mis siis tõepoolest ajas ikka inimesed täiesti peast soodaks, sest et ma tuletan meelde, tehniliselt näeb see asi välja nii, et koalitsioon, kes tahab eelarvet vastu võtta, opositsioon pidurdab, et jumalast võimalikult rohkem sitta keerata. Aga ütle ka see põhjus, et mis seal see
oli seal nagu kõik, oli see põhimõtteline, oli see ühe asja ümber, oli seal oli neid asju ilgelt palju ja nad tahtsid, ma peast ei mäleta, mida nad tahtsid sisse pressida siin eelarvesse ja seetõttu pidurdasid kogu seda. Ikka kogu saal teadis, mille pärast see käib või oli papsi niisugune pudru ja kapsad? Ei, teadis küll, aga eks see kippus juba esimese 2 öise tunni jooksul ununema, sest et need asjad käisid hommikul kella 5. Puhvet oli avatud? Puhvet oli kogu aeg avatud. Siis olukord, ütleme, eskaleerus ka? Olukord eskaleerus, inimesed muutusid järjest lollimaks iga minutiga ja siis ma hakkasin kirjutama blogi, et mis toimub õigete nimedega ja 3 kohtuasja hävardasid mind lausa, aga nad kahjuks võtsid kõik tagasi. Sest ma kasutasin õigeid nimesid ja siis mingid teatud epiteete, mida ma siis kutsusin töönimedeks. Näiteks lugupeetud rahvasaadik Marika Tuus-Laul, Keskerakonna üks tunnustatud esiloll, selle nimi oli Nüri Knopka töönimega, eks ole, ja siis Stalnuhhin oli asjatult inisev ema. Ja need olidki need, mis tõid kohtuasjad? No need nimed jah, et ma ei mäleta, kas oli Tuus-Laul või oli see Kadri Simson, aga keegi Keskerakonnast ikkagi hirmsasti pettus, ühesõnaga saadik Raidis ja siis Õhtulehes oli väga tore, pärast nad käisid, kui ma blogi pidasin parasjagu, käisid siis opositsioonisaadikutelt küsimus, mida te sellest Raidi kirjutisest arvate, siis Simson ütles, et see on selline alearmas lugu, et tundub, et poiss on üritanud või proovib interneti täis kirjutada, et aga ma ei ole tema loominguga üldse kursis, ma pole kunagi lugenud, mis oli muidugi täielik jama, nad kõik lugesid seda. Ma jooksvalt tegin kogu aeg sissekandeid kirjatööistungilt, lihtsalt, et inimestele muljet jätta, kui tüber võib olla parlament, kui selliseid asju ikkagi toimus, ma ei ole lugenud seda, et mis seal toimus konkreetselt? Mis seal tehti, nad seal puhvetis, ma saan aru, mis toimus, aga nüüd selle tagajärjel, mis toimus? Selle tagajärel toimus nii, et ma ütlen veel kord, et inimesed, ma soovitan selle raamatu läbi lugeda, et see, mis toimus täiesti lingvistiliselt, et ma sellele inimestele lauseid suhu ei pannud. Need olidki unenäoliselt debiilsed, mida inimene hommikul kell 5 peale muidugi ka hoolikat puhvetis istumist ajama hakkab. Kas siis puldist, koridoris, suitsunurgas, väga... Kes see puhvetit peab muidu seal? On see riigi oma? Ei ole, minu teada on see Demjanov praegu. Soo, kus erakonda tema kuulub? Ta ei kuulu erakonda, aga seal on, selles mõttes on kõik väga okei, sest et seal on selline avalik konkurss selle jaoks, et kes kõige paremad kes saaks saadikuid joota, siis peab konkursi läbima. Selle eelarvega siis oli niimoodi, et toimus hästi palju jaburaid selliseid Monty Pythonilikke dialooge, et eraldi kohe eriti paistis silma doktor Vassiljev, kes oli, Peeter Võsa ei olnud sita pealt riisutud, Aadu Must, palju inimesi, aga lolliks läinud mitte ainult opositsioon, vaid ka koalitsioon. Sest ma tuletan meelde, opositsiooni ei pea sellel ajal ju majas viibima. Seal on vaja saalis ühte inimest, kes võtab ise endale 10 minutise vaheaja. Teised on ammu kodus. Tõmmatakse loos ja visatakse üks vend tanki. Enam-vähem, aga koalitsioon peab olema nii, et oleks kogu aeg üle 50 hääle, eks ju, saalis. Vähemalt 51 matsi peab kogu aeg ja siis seal neid tööistunguid on ennegi olnud, minu meelest oli Lauri Vahtre, kes taris sinna kunagi kummimadratsi ja pani siis selle sinna rõdu alla, kus ta käis pikutamas, ja see on täpselt see koht, kus kaamerad ei näita, nii et ta sai salaja magamas käia, pimedas nurgas, salaja magamas käia. Ja üldiselt oli kõikidel oli kummimadrats kaasas ja siis koalitsioonis, Isamaa Liidu fraktsioonis nägi siis asi välja nii, et loositi, kes parasjagu on valves, eks ole, ja kes tohib koju minna. Nagu tõeline pioneerilaager, pasteerimist ei olnud ainult. Ja kaua see jama kestis siis? 6 aega, umbes 6 aega. Ja iga päev, istungite päevadel, sest et see võis nii olla, et kolmapäevane istung lõpeb reedel, non-stop on. Vahepeal võetakse mingi paaritunnine vaheaeg ja inimesed käivad maikat vahetamas. Tuleta nüüd veel, et sa olid Riigikogus kuni 2014. Jah, 2011 kuni 2014. Et see oli siis... See oli 2012. See oli 2012, kui võeti vastu 2013. aasta eelarvet. Nii et ütleme, poliitika pakub päris piisavalt musta huumorit ja muuseas täna on just antud hetkel, ma rääkisin ennem Kaja Kallasega, on parasjagu käsil järjekordne eelarve vastuvõtmine, ma ei tea, kaua nad seekord istuvad. Nii hulle ööistungeid pole ei enne, aga pärast muidugi olnud, kuhu siis mina sattusin sellel perioodil. Ei, see on lahe, et sa poliitikast ja poliitikutest rääkides siiamaani ma seda vältinud, aga sa oled parteitu ja piisavalt punkar, et me saame nagu seda vist suht lahtse tekstiga siin nagu arutada. No, punkar ma muidugi ei ole, ma hängisin kunagi punkaritega. See on, ütleme siis, metafoor. On ta metafoor või?
et kui me seal Moskva ees omal ajal kõik olime, siis seda võib võtta koondnimetuse all, et punkarid Moskva ees. Noh jah, ja eks mind arreteeriti ebakorrektse riietuse pärast ka, topiti ja viidi laarimenti ja 3 korda oli mul seljas Mingio SSSR Puhvaika. See on siis geoloogiaministeerium, Nõukogude Liidu geoloogiaministeerium Puhvaika, mis pärines Anto Raukase kuurist. Ja akadeemik Raukase Puhvaika haises lõkke, metsa, higi ja igasuguse muu pasa järgi. Selle järgi hakati geoloogideks kutsuma neid inimesi, kes taarad korda? No võimalik jah, et seda etümoloogiat ma pole uurinud, et ma ei tea, aga täitsa võimalik, et Anto Raukase järgi said brükkarid talle nimed, et miks mitte. Aga jah, ja iga kord lõppes see minul mendis nii, et mind visati sealt ruttu välja. Aga tripperid rusti ei viidud? Ei viidud. Mind visati kõige varem alati välja, sellepärast ma küsin, mis teil on Nõukogude Liidu geoloogiaministeeriumi vastu, et seda asja me veel vaatame, et helistan Teaduste Akadeemiasse, mille peale ma sain kohe tala, teised punkarid jäid sitsima. Et selle jutu peale ma tahaks seda küsida, et nüüd meid kuulavad, äkki kuulab mõni noor inimene ka, kes on, kurat seda teab, äkki kuulab, et kes tahaks olla ka aktiivne ja riigi tulevikus kaasa lüüa, et oskad sa öelda nüüd, et mis peaks sundima ühte, kes praegu on, see oli 7 aastat tagasi, kes on siis vahepeal jõudnud täisealiseks saada, nüüd 11 aastane oli siis, nüüd on 18 ja mõtleb, et tahaks ka minna poliitikas, hakkaks riiki muutma. Et kui see, mis sa räägid, sellised asjad seal toimuvad, et oskad sa midagi optimistlikku kellegile soovitada, et mis põhjusel peaks inimene sinna Riigikokku üldse tahtma minna? Tead, üldiselt on nii, et ma olen selle filosoofia üle päris piisavalt mõtisklenud ja Riigikogu ei olnud ju esimene selline suur organisatsioon, kus ma töötasin, mul meenub kohe ETV enne, mis võib siis laias laastus nagu iga suur organisatsiooni jaotada enam-vähem 3. Et kolmandik on mingid täielikud idioodid, kes ei saa aru, kus nad on, miks nad on, mida nad teevad, siis kolmandik on nitševu on ju, ja siis kolmandik inimesi teeb tegelikult ära ka selle 2/3 töö. Et see on nagu umbes nii. Seda on väga palju, reegel on ju 28, see on optimistlik reegel. See on, jah, et võib olla, et ma ju ei suuda kokku lugeda, et iga inimene ainult ei laiskle või ainult ei tee tööd, aga ta on nagu mängis, nagu Ardo Aasmäe kunagi mainis, tema mainis ka seda 20-80% lugu, aga palju, ütleme, arusaadavama näite põhjal, nimelt tema väide oli see, et 20% inimestest jõuab ära 80% viinast. No jah, see reegel laieneb üldiselt kogu spektrile, nii palju kui ma olen aru saanud. Jah, nii ta on, aga Pareto printsiip vist läheb ka sinna poole. Ja Riigikogus tegelikult ilma mingi naljata ma pean ütlema, et ma ei ole elu sees nii palju pidanud kuskil tööd tegema kui seal. Et see sõltab, kuidas sa võtad. Mis töö see põhitöö on siis? Ega see komisjonides istumine või? Muuseas, komisjonis istumine see võib kõlada naljakalt, aga sealt sünnib seadusloome. Oota, aga naljakalt kõlab hoopis see, et sa kuulusid, kui me hakkame aadajast pihta, Albaania, Aserbaidžaani, ma vaatasin järgi 9 sõprus või mis ühingud? Sõprusrühmad. Mida kuradid sa tegid Kõrgõzstani Eesti sõprusrühmas näiteks? Kõrgõzstani ja Eesti sõprusrühm oli hästi oluline, see tegelikult Kõrgõzstan... Hästi oluline? Ma ütlen sulle, et see on hästi oluline ja kohe selgitan. See on Kõrgõzstani seisukohalt küllaltki oluline ja tegelikult ka Eesti seisukohalt. Me ei maksa unustada, kui tegemist on endise NL-i kultuuriruumiga, kus me näeme kõvasti Vene mõjusid, geopoliitilisi ja te ju nii palju olete ringi vaadanud kõik, et me näeme, et Venemaa ei ole lõpetanud ohtlik olemist. Nimelt, kui nüüd suudad midagigi Vene mõjusfäärist välja kangutada, on see kindlasti väga perspektiivikas ka Eestile. Ja Kõrgõzstaniga juhtus jah nii, et see on Kesk-Aasia kõige demokraatlikum, küll kõige vaesem, aga ainus päris parlamentaarne riik. Ja ma tuletan meelde, mis on nagu äärmiselt šovinistlik regioon. Seal oli näiteks presidendi kohusetäitja, president ühesõnaga Rosa Otumbaeva, täitsa hea sõbranna, ja parlamendis ülla, eks ju 40% naisi. Palju meil on? Ma ei tea, mis meil praegu on, aga seda on alla veerand ikka. Jah, kindlasti. Mul jäänud rohkem. No võib-olla selles viimases koosseisus ma ei tea, viimasest eriti midagi. Kui mina olin Riigikogus, siis oli see maksimum veerand või viiendik. Heal juhul, kurat, kas oli paarikümmend naist, ma sügavalt kahtlen. Aga seda saab Riigikogu see ei ole kantud, igaüks saab ise guugeldada ja uurida seda asja.
aga jah, et me jäime sinna, et mis siis noori peaks nagu motiveerima, sest me ju tahame kõike, et see asi läheks paremaks. No selleks ongi seadusloome, et tegelikult mingid raukasid me ju sinna ei taha, me tahaks ikkagi, et tuleks ju jah, et see on, inimesed sattuvad Riigikokku äärmiselt erinevatel eesmärkidel ja erinevate agendadega, et noh, lüüa mingi ilgelt laia lauaga, et kõik poliitikud on tõprad, siis see on nagu täiesti mõttetu jutt, noh siis sama hästi võid seda kogu ei, no see jutt ei, seal ei ole mõtet. Aga eks ta on läbilõige, ta ongi ühiskonnast, midagi pole parata, sest me ise oleme valinud. On. Usu mind. Valimised näitavad ikka täitsa täpselt ühiskonna vaimset tervist. Kas meil on selline ühiskond? On küll. Mis sa siis arvasid? Ma arvan, et on parem. Ma ei usu. Sest ütleme, et kui mõned tüübid, kes on targad ja jätavad hääletamata, siis lõppkokkuvõttes nad võimendavad tegelikult seda sama lollust, mis Toompeale satub, et seda kiputakse ära unustama. Aga on olemas väga palju normaalseid seadusi ja nüüd mõtleme nüüd loogiliselt, kus see tuleb. Euroopas? Need ei tule Euroopast, muuseas Euroopa ei kirjuta Eesti seadusi. Mingi 80% tuleb ju sealt. Mine nüüd. Mullest üks vend jurist oli ta ja ütles, et ei ole. Direktiivid ja kogu see kamma. Direktiivid ei ole kohustuslikud. Lõpuks on see, et mingid direktiivid võivad sattuda mingisse komisjoni ja siis komisjoni kaudu suurde saali hääletamiseks. Et siukest asja ei ole olemas, et kusagilt tuleb mingi direktiiv, mis hakkab Eesti jaoks kehtima. Me saaksime teada kõik seadused enda käe järgi 100%. Jaa, absoluutselt, sest kõik seadused, Eesti kogu seadusloome on läbi hääletatud suures Riigikogu saalis. Nüüd, kas me oleme sellega rahul või mitte, see ongi see, kelle me oleme sinna valinud, et mis nuppu nad pressivad. Kes valetab ja kui suures mahus siis, et mis Euroopa Liit siis meid ahistab nii pööraselt? Ei ahista ju. Aga mis nad soiuvad kõik? Näiteks viimasel ajal soiub EKRE, kunagi soigus Keskerakond, sest alati on olemas mingi terve rida inimesi, see on elektoraat, eks ju, see on tegelikult maasedele papp või võim, kes võrdlevad näiteks Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga, mis on üks kõige idiootsemaid võrdlusi, mida üldse saab olla, see on nagu võrreldakse rubla euroga ja mida veel. Kuule, Igor Gräzin rääkis mingis saates, kuidas ise istus Euroopa Parlamendis ja ütles, et kurat, et see oht ähvardab siit, mitte Venemaa poolt. Igor Gräzin on väga tark populist. Ta on väga hea sõber. No aga siis miks ta sükst juttu räägib? Sellepärast, et tal on elektoraat, kellega ta suhtleb läbi sellise jutu. See on jumala konkreetne grupp inimesi, sellepärast siukest paska aetaksegi, et sellise valija hääl kätte saada. See tark mees, sinu sõber, et saada hääli on nõus ajama... Igasugust iba. Nii on. Kuradi poliitikud. No võt jälle läks nagu väga laia lauaga. Kõik ei ole Igor Gräzinedeks. Mõned on ja poliitika ja populism käivad kokku, sinna ei ole midagi parata, et see on üks demokraatia selline, kuidas ma ütlen, selline, ütleme, võib-olla nukraks tegevalt huvitavaid kohti, aga ega paremini ei ole ka võimalik, sest lõppkokkuvõttes ikkagi terve hunnik seltsimehi tahab kuulata ühte asja, hunnik seltsimehi teisi asju ja kolmandaid ja neljandaid ja siis vastavalt sellele tihti peale aetakse mingit ilget soojõudu. No võtame näiteks meie peaminister Jüri Ratase, kas sa oled ta ühestki lausest aru saanud? Ma ei ole nüüd väga palju kuulnud. Ma huviga kuulan alati ja siiamaani ei ole mõtet tabada suutnud. Sa räägid, et nojah, ei no tema ainukene täiesti mõistetav asi, üheselt mõistetav asi on see, kui ta räägib, et tema jaoks on kõige tähtsam parlamendi töörahu. Võt nii. See on nagu kõige konkreetsem asi, muu on nagu Arnold Rüütli suust kukkunud. Stabiilsus ka kindlasti. Stabiilsus ka. See on ka väga oluline. Väga stampväljend. On. Aga ja kui Jüri Ratas oli veel Edgar Savisaare kingades, elik Tallinna linnapea, siis kas mäletad, ta rääkis Edgar Savisaare häälega. Ta oli ikka tõeline inkubaatori poiss. Muuseas, ma olen ta lapsehoidja olnud kunagi. Kui tema oli 3 ja mina ametlikult, kuna meie vanemad on kursakaaslased, geograafid. Ja siis Jüri oli 3, mina 5 ja siis kui Jüri ema Urve Ratas pidi tööle minema, siis mina hoidsin Jüri Ratast ja juba siis oli ta väga igav, ei teinud kunagi pahandust. Hiljem hakkas rääkima Savisaare häälega, kui oli linnapea, et tähendab rohemassiiv. Ta kutsus nimelt mets ja linna metsi ja parki rohemassiiviks. Ja me kunagi Toomas Kümmeliga tegime talle Kuku raadio otse-eetris ka märkus, et jõle piinlik on kuulata geograafide poega rääkimas Savisaare häälega ja nimetamas puid rohemassiiviks. No jaa, aga nüüd tal on ikka seda staaži juba nii palju, et... Enam ta ei räägi Savisaare häälega, see vastab tõele. Jah. Aga muuseas, kas sa tead, mis ta hüüdnimi oli lapsena?
Kus mina tean? Aga ma ütlen sulle. No ütle. Siis, kui ta oli 3, mina 5, ma teda hoidsin, siis ta ei öelnud, et ta on Jüri, vaid ta arvas, et ta on Udi. Nunnu nimi, iseenesest. Miks mitte? Sina olid 5, tema oli 3 ja nüüd me sellest räägime, et nagu sina olid siis juba suur poiss või 100 täita. Võrreldes 3-sega ikka, noh. Võis panna last. No jah, sa olid 2-aastane juba, kui teda polnud veel sündinudki. No muidugi. Milline vahe selles vanuses, mõtlen, et loogiliselt. See on täitsa lõpp. No, absoluutselt, 3. Ilust vanem. Ta 90-60 aastane. No jaa, aga praegu on ta ikkagi püsti hädas selle asjaga, mis toimub. Et nüüd, kuna selles saates on, et ma teen niisuguse erandi, et tõesti me saame poliitikast rääkida, et siis paneme täie rauaga. Et mis seal, mis sa arvad, mis seisust on, et tänas Postimees, ma ise ei lugenud, aga ma kuulsin, et Jaak Jõerüüt, sinu sõber, oli kirjutanud väga hea artikli, kus ta oli... Jõeret üldiselt kirjutabki häid artikleid. Ja ei, mul tuli see Kommari särgi teema. No Kommarite särgile ma panin ta küll ja ta astus ka selle pärast tagasi. No jah, aga see, ütleme küllaltki aus periood Eesti poliitikas tundub läbi olevat. Üks minister selle pärast tagasi astab, et ta satub mingite haigete Kommaritega ühte paati särgi peal. No tegelikult ta oli kunagi Kirjanike liidu partei funktsionäär, selle pärast ma siin panin. No jah, sest et ei ole ju vist üheski parteis olnud nüüd vabariigi ajal. Või on... No tegelikult ei olegi see, me läheme teemast kõrvale, et ta kirjutas päris või väga artikli, nagu mulle öeldi, ja see oli selline lause, et see praegune valitsus on nagu teki all peapidi, et nad nagu üldse ei saa aru, mis nad teevad ja mis toimub. Et ma ei tea, miks ma selle, no see kuidagi kattub sellega, mis ma ise mõtlen. Ma ei mäleta, kes seda ütles, aga minu meelest on see palju tabavamalt öeldud lause, et Jüri Ratas on peaminister EKRE valitsuses. No jah, seda on räägitud, ja, et ta peab vabandama kogu aeg. No, tema töö on see, et juba hommikul kell 6 hakkab ta voodis vähkrema, eks ole, sest ei tea, millega Püha kolm ainsus Helme ja Ernits või Helme ja Põlluaas on hakkama saanud, millise avaldusega, eks ole, ta ärkab ülesse ja esimene asi läheb tööle ja siis ta peab pool päeva vabandama kõikide asjadest, mis vahepeal on öösel juhtunud. Aga räägi mulle see, ma ei ole tõesti kursis, et sina ilmselt oled, et kas need mõned inimesed ei moodustu, EKRE-s on ikka väga palju rahvast ja suurem osa on ju endised rahvaliiklased või üldse maainimesed, kes ilmselgelt ei tegele poliitikaga. Et kuidas need tüübid lihtsalt nagu julmalt teevad tahavad? No ta ongi nii-öelda Rahvaliidu ripats, kes on siis äärmiselt rahvuslikku vormi riietud, et ütleme küllaltki vasakpoolsest ja niisugusest punasest jurast, mis Rahvaliit ja oma loomult, eks ole, oli, nagu ka Koonderakond, sellest on siis äkki saanud selline parajuslikult marurahvuslik Eesti asja ajav, siuke Arnold Rüütli vapiloomana eesotsas, kes muidugi auesimees ja kes alati ju siis on paljudel inimestel on see pilt silme ees, kuidas väike Arnold Rüütel, kui ta nägi esimest korda Saaremaal okupatsioonivägesid, tal olid juba siis hallid lokid, eks ole ju, ja ta seisis maja katusel, surus käsi rusikasse ja mõtles, et ükskord te lähete siit sama teed pidi tagasi, eks ole. Mis vastab ju absoluutselt ebatõele. Arnold Rüütel on Lenini ordeni kavaler 1971. Ta oli lehmamagutuurija. Ta oli EPA. Jaa, aga tema oli see dude, kes mõtles välja agrotööstuskoondised, millega lasti põhja Moldaavia NSV majandus. Oota, kuidas see tal õnnestus? Siit niimoodi? No see oli nagu nii-öelda eksperiment Nõukogude Liidust, mida siis rakendas täies mahus Moldaavia ja see kõik läks persse. Arnold mõtles siin selle välja ja siis lükati Moldaavias rakendusse. Nii ongi, jah. Jäeti siuke puffertsoon. See oli ju Nõukogude, kes seda mõtleb, et Eesti NSV siis midagi otsustas nalja teete? Ega Rüütel ei saanud ilmaasjata Lenini ordenit. See oli just Lenini orden, mille ta sai. 1971. Mis see ütleb meile, et ta Lenini orden sai? See ütleb meile seda, et kui ta on EKRE auesimees, siis on EKRE ametlik tunnusmärk või auhind võiks olla Lenini orden. Okei. Sest et ma tunnen Saaremaal mitmeid inimesi, kes peavad tast lugu, et ütlevad, Arnold on täiesti okei vend. Ei, ta ongi okei vend, ta on inimesena täiesti okei, mis siis dementne. No ta on 90 vist.
dementne oli ta ilmselt ka 40-selt. See küsimus ei ole sellest, ta ongi väga meeldiv inimene, mina olen temaga kokku puutunud isiklikult ja ei ütle tema kui inimese kohta ühtegi halba sõna. Ma pean küll lihtsalt rahustama neid, see vastab sügavalt ebatõele. No, nii seda ei olnud ja peale selle ma võin rääkida Rüütlist ühe ilgelt lõbusa loo. Räägi. See juhtus siis, kuna Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks, see oli vist 2006, ja Rahvaliit toonane, kelle kandidaat oli Arnold Rüütel presidendi koha peale teist ametiaega, eks ole ju, olid katnud siis Radisson hotellis võidupeo, aga mingi 2, 3 või 6 häälega, ma täpselt ei mäleta, muutus võidupidu ootamatult kaotuspeoks. Ja me Toomas Kümmeliga tegime parasjagu ühte filmi, kuhu oli vaja siis Rüütlilt kommentaari saada, aga meid ei lastud sinna kaotuspeale sisse, sest me oleme kahjulik element, kes kindlasti tuli Rüütlit kiusama, eks. Ja visatigi juba ukse peale välja koos kaamerate ja kõigega ja midagi ei olnud parata. Siis ma helistasin ühele oma tatarlannas sõbrannale, Dalja Tarasovale, 16-aastasele tüdrukule, kes kutsusin ta kohale ja ütlesin, et nüüd võtad sina, vahetasin kaameramehed ära, võtad selle paganama kaamera, eks ole ju, ja aga kus kohas ma pooleli jäin? Mis nüüd juhtus siis? Ei korraga, kus triil mahes, ma panin just tagasi, tuugu silla maha, miski pärast kukub maha mingi ajal, aga praegu taha. Kuhu ma poole jäin, Rüütel, Dalja Tarasov kutsusin, siis saatsin Dalja Tarasova, kes ütles Arnold Rüütile, et ta on Kaasanist, Tatarstanist, mis oli ilmselge vale, ta alas solnudki kõrval ja teeb siin kursatööd ja ütleb, et mis nüüd juhtus Eestis, et mina teen kursatööd, aga teil oli täna presidendi valimised, mis nüüd juhtus? Они говорят, что этот новый президент, это проклятый американец, а вы старый пердун коммунист. Perdun, vana peerukott kommunist on ju. Ja siis Rüütel tõmbas oma halli pintsaku sirgu ja ütles, kohe hakkas valetama, ütles esimese lausena, в общем-то kommunistam никогда не был. Arvas, et väike tüdruk Kaasanist, Tatarstanist, eks ju, sellele võib ükskõik mis sitta ja mul on see lint siiamaani alles. Nii et kui EKRE väga palju krääksuma hakkab, siis ma annan selle reporterisse. No andsid praegu, et... Aga seda saadet paraku nii palju ei vaadata kui reporterit. No seda kindlasti. Et okei, me oleme seal, kus me oleme seal poliitikas. See on nüüd see saade, kus me oleme poliitikas, sinna me niipea enam ei satu ja pole siiamaani olnud ka, et... Aga me võime kohe sellest teemast ära minna ju. Ei, ma just mõtlen, et kas on veel midagi olulist enne, kui me siit teemast ära läheme, mida võiks praegu kasutada seda võimalust ja sinu... Ta nüpeldatakse läbi, kui ta suu lahti teeb. Ei, see selleks, aga lihtsalt põhimõtteliselt nagu ei taha. Aga et sinu võib rääkida, et vaata, see sama Moskva esimest ennist juttu oli, et see ikka mind painab, et 80. teisel poolel kõik, ütleme, väga erinevad kirjud, seltskond oli seal kohvik Moskva ees, niimoodi noorem põlvkond, kes ei tea, seal oli põhiliselt punkarid ja siis punkaritele lähedal seisvad isikud. Niimoodi. Aga punkarid ise olid ka mõnikord pungile küllaltki kaugel seisvad isikud. Ma mäletan, seal töllasid ikka siuksed tüübid, kes käisid päeval koolivormiga, kas või meil 44. koolis, kus muus on õppinud ka meie president, meie kooliõde. Ja olid väga korralikud koolis. Ma käisin 7. keskoolis seal kõrval. Aga peale kooli nad tõmbasid kooli pintsaku tagurpidi selga, katsid seal aaknõeldega, uimerdasid seal natuke aega tähtsa näoga ringi, siis võtsid aaknõelad ära, panid kooli pintsakule õiget pidi selga, kaelarätti üll ja läksid koju. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Et nüüd on sealt, see rahvas on kõik laiali pudenenud, kes kuhu ja mida me näeme siis. Et väga erinevates erakondades ja väga erinevate seisukohtadega need samad inimesed. Ja mind nagu painab see küsimus, ma saan aru, kõik on saanud vanemaks, aeg muutub, inimesed muutuvad, kuigi inimesed nagu tegelikult ju ikkagi see põhiolemus ei muutu. Ma ikka loodan, et inimene saab ennast kasvatada. Ei, aga mäletad, ikkagi see meeleolu oli ikkagi väga ühesuunaline, kõik olid selle Vene värgi vastu Eesti riigi poolt. Aga see ühendaski. Aga point on ju selles, et ega tegelikult esimene asi oli sellest Vene võimust lahti saada. Ega järgmine asi... Nüüd on vapšee, kurat ma kasutan venekeelseid parasiitsõnu, see on kole. Tomusk tuleb sulle keeleinspektsioonist, siis varsti peksa andma. Et nüüd on täiesti
vastandlikel seisukohtadel omavahel koos õlut juua ei saa, läbi ei saa, mingitel põhjustel, mida tegelikult ju, mis on kunstlikud, mis on tekkinud, ei tea, kust, oskad sa selle lahti sellest? Tead, mis asja sellest? Mida need samad noored, kes peaks nüüd, keda ma ahvatlen, et nad võiksid hakata tulevikus siin sättima ennast sinna Toompea poole. Muidugi võiksid. Et mida nad peaksid arvestama, et mis tingis selle või tingib seda, et inimene muutub nagu parteipoliitikuks halvas mõttes. Muuseas, kui me räägime Moskva seltskonnast, sellest, kus me mõlemad tolknesime olemata punkarid, eks ole ju, kumbki ei olnud sina, ei olnud mina, eks ole ju, siis seal on küll üks tendents, et enamus neist on Isamaas. Enamus nendest Moskva-sisest tegelastest on kas Isamaas või Vabaerakonnas. Ainukene Moskva-esine tegelane, kes oli korraks Keskerakonnas, oli Trubetski. Aga mis ta sinna... ta käis ka saates, ta aga ma ei uimane, hakanud küsima... Ma ei tea, miks ta läks. Ma arvan, et ta eksis uksega või midagi niukest. Tema puhul on see täiesti normaalne. Millega peale ma trükkisin ansamble Propeller rohelised, Keskerakonna rohelised särgid, selle Keskerakonna ristikheinaga, eks ole ju, õpi tõmbama ristikheina, võiks olla Keskerakonna slogan, kuhu oli kirjutatud Trubetski nii praidjot. Ja Trubetskiga jätsid viivitamatult suhtlemise järgi kõik paljud endised punkarid, kaasartud said oma tütere käest vastu päid ja jalgu ja ta mingi paari päeva pärast või paari nädala pärast astus sealt mingi väga änkside vabanduste saatel ju välja ka sellest samast Keskerakonnast, öeldes midagi talle omaselt uimast, ja seda ta väitis ka, et ta taheti maha lüüa, aga nii jääb ju õnnaskond ilma solistita. Ma selle saate pealkirja panin praegu siia, et ei tekiks kahtlust, et me ei ole siin, ei aja mingi partei salajast agendat, et Trubetski seoses tuli meelde, et anarhia on... Trube on ju teinud mitu korda mingit Eesti anarhistlikku liikumist ja muuseas ka anarhistlikku parteid. Ma ei tea, kas... Ta kirjutas ju paksu raamatugi. Ta kirjutas paksu raamatu ja raamat on hea, täitsa soovitan. Ta on küll veidikene, see on kirjanduslik virin, see ei ole tähtis. Sealt saab anarhia kohta ikka väga olulise infi kätte, see on targalt tehtud, võib-olla oleks pidanud toimetajal laskma üle käia, aga see on juba... See on nüüd teine teema. See on teine teema, jah, et see ei ole nagu nii oluline. Ikkagi kõrval, ja Trube on tegelikult, ta on ju... Väga okei vend. Ta on väga okei vend, absoluutselt. Ja vennaskonna 35 ju. Ja peale selle, et näidake mul üks inimene, kes ei ole lehmasita sisse astunud. Jah. Aga nüüd sa hakkasid rääkima, et kõik on Isamaa liidus. Mis sa väidad? Ei, ma ütlesin suurem osa, ütlesin. Suurem osa endisest sellest Kohviku Moskva esisest seltskonnast on seotud IRL-i või Isamaa liiduga olnud. Mul ei tule meelde mitte ühtegi ekreiiti Moskva esisest. Võib-olla neid on, aga siis järelikult see on mingi nii marginaalne, et pole tähele pannud. Rääkimata Keskerakonnast me rääkisime. Võib-olla reformis on paar tükki, ma ei kujuta. Küllaltki parempoolne seltskond, ehkki punkliikumine, mis on väga naljakas, et Eesti punkliikumine oli ju küllaltki parempoolne. Samal ajal, kui nende, ütleme, kolleegid Inglismaal teatavasti oli see ju töölisklassi niisugune lärmav sektor. Prole värk, jah, et absoluutselt. Sina defineerid ennast ka parem liberaalina? Või on see kellegi teise väljavõtt? Üldiselt, see on nagu võib-olla natukene nüansirikkam, aga üldiselt on see enam-vähem. Nojah, kes see tahab vasak? Meie põlvkonnast... Meie põlvkonnas on sellel niisugune junni maitse küljes vasak asjale. Aga noored, mis sa arvad, kas see pull, mis 60-te toimus Prantsusmaal ja Ühendriikides ja ütleme, kas siuke asi võib korduda? Meie järgne, ütleme, laste... Inimesed on... Siuke idealism mingisugune. Frank Zappa tsiteerida, siis maailm ei koosne mitte vesinikust, vaid lollusest, eks ole. Et noored on selles vasak ideaalide kuomises, iga põlvkond on, mingi osa igast põlvkonnast on üllatavalt järjekindel. Siuke prantsuse tüüpi kommunism. See on nagu siukene värk, et inimesed, kes ei taipa, et see eksperiment on verine, ohtlik ja enne neid on seda korduvalt proovitud. Alati on see lõppenud mingid laibamägedega ja diktatuuriga. Kas koolikohustuslikus kirjandus... Ja ikka leidub inimesi, kes topivad selga Che Guevara särgi ja viskavad näppu, unustades ära, et tegemist oli tavalise massimõrvariga. Kas pean üles tunnistama, ostsin Ameerikas Berkeleyst Che Guevara särgi, mida praegu mu tütar aeg-ajalt kannab ja mul on isegi kalender sellest ajast alles aastal 99.
nii et mul on miks ostsin, ei tea. sa oled ka ikka täitsa Jah. topakas, ma ütlen. Ja kus juures pane Stalini särk ka selga, võib ka olla täitsa lahe olla. ja kus juures, ma olen kasvanud üles nagu ikka väga Vene vastases, ütleme sellises, Vene on vale sõna, nüüd nõukogude vastases sellises kodus ja atmosfääris ja igat pidi. No võib-olla sul oli mõistuse vaheaeg korraks. Mul oli ampull sõid. Selles võib-olla said kaine. Oligi. Jumala eest, ärge ostke kaine peaga Seegevaara särke. Ja me ju teame kõik, millega need Sorbonni mässud lõppesid ja need Prantsuse üliõpilaste mässud, et tegelikult said prillitatud õppejõud molli, eks ole ju, siis, ja sealt kasvas välja terve rida huvitavaid seltsimehi nagu Pol Pot näiteks. Pol Pot on... Ta on insener, jah, ta ei olnud Sorbonnis, aga ta oli mingis tehnikaülikoolis, aga üldiselt see üliõpilas liikumine, see vasak liikumine hõlmas ju kõiki ülikoolis. Sõnaga, siin nüüd jällegi kuulajatele, vaatajatele, kes võib-olla ei ole ajalootunnis veel seda peatükki läbi lugenud, et Kambodžas toimus selline maailma üks verisemaid siis kommunistlikke märatsemisi. Tõenäoliselt nad said kõige paremini hakkama sellega, mida seltsimees Stalin targalt õpetas, kui me räägime nüüd kodanikkonnast ja protsentidest, eks ole ju. Et tal ikka õnnestus ligi 1/3 maha lüüa oma enda rahvast, et ei venelased ega hiinlased ei suutnud, ühesõnaga nende... Rahvaarv on liiga suur. Jah, ja võib-olla siis nende, ütleme, tööviljakus madalam, et midagi sellist. Aga üldiselt need maailma verisemad näited kipuvad minema vasakleeri paraku, on see nii. Kusjuures ma just küsisin, oli külas mul Astrid Kannel siin ja ma küsisin siiralt tagast, et mismoodi tema näeb, me kõik teame, mis asi on parem äärmuslus, kes on parem äärmuslus, Kristi otsa, et tätoveeritud mingid vennad karjuvad white power, aga et mis asi on vasak äärmuslus, ja siis ta ütles sellise lause, et see on see, kui sa leiad, et sinu maja all poes peab kindlasti töötama immigrant Liibanonist. Jah, absoluutselt, ma lugesin ja kuulasin seda, see ilmus, saate referents ilmus ka novembrikuu keskussis. Ja ma olen Astridiga, kes on äärmiselt nutikas naine, väga armas sõber. Ma olen taga laias laastus, mis ta sellest vasakäärmusest rääkis, olen nõus. Paraku on maailm 20. sajandi tõttu, ütleme, sõja kaotamise, siis ütleme Hitleri sõja kaotamise tõttu siukses punktis, kus vasakäärmuslus hästi paljudele justkui ei tundu ohtlik või justkui ei ole äärmuslus. Aga parem äärmuslus kindlasti seda on. No seda on näha, mismoodi ta välja näeb, kõik oskavad seda kirjeldada. Aga vasakäärmuslust on nagu keerulisem kirjeldada. Ei ole, see sama Pol Pot, eks ole, kogu 20. sajandi või ütleme 30. Hiina ajalugu näitab seda meile. Aga täna on näiteks selliseid noorte seas just siukest kõva vasakäärmuslust, see on ikkagi kasvav tendents, aga seda jah, paraku ei peeta. Meil Eestis, siin ma meenus, kuidas ma tegin Hans Luigega just intervjuud. Lugesin väga põhjalik 4 lehekülgis keskussis. Ja oktoobrikuu keskussis ja Hans Luig tegi ühe huvitava ennustuse. Ma loodan, et Hansul ei ole õigus, ehkki tal Raisal on väga hea nina tegelikult. Et ta ütles, et varem või hiljem moodustub Eestist ja just nimelt noorte poolt selline punaroheline partei, kes on nagu kommarite ja looduskaitsjate mingi ristsugutis. No rohelised tihti paigutavad punase ja rohelise ja tegelikult kokku liidame värvide mõttes, kui võtame värvipaletti, mis siis tuleb pruun. Aga tead, kõik värvid, kui kokku segada on pruun. Ma ei viitanud nagu väljaheitele niivõrd väga, kuivõrd tegelikult pruun sümboolikale, jah, et mida me leiame tegelikult hitlerlikult Saksamaalt ja ka Itaaliast. Aga ikkagi Eestis praegusel hetkel vasakpoolsus, sotsid on vasakpoolsed? Meie omad mitte. Kes meil on? Pead Andres Tarandit vasakpoolseks. Ivari Padarit. Lõbus inimene pudelipuskar ja kotikartuliga. Aga kas meil ei olegi siis vasakpoolseid?
kui me nüüd otsime selliseid radikaalsemaid vasakuid, siis on küll jah, et meil on kindlasti üks jube õnnetus, tööõnnetus meid tabas, see oli see, kui Õubekki Loone, vabandage väga, nime käänamise ja väänamise eest, ma ise ei pahanda, kui minu nime väänatakse, nii et ma kasutan nihust ja ühesõnaga Oudekki, eks ju, valiti siis nagu NATO-t esindama Eestis, Oudekki on läbi aegade alati mugisenud. Oota, räägi nüüd üle, tema valiti, kes valis? Määrati, ühesõnaga määras koalitsioon, eks ole, selles mõttes, eks kusagil toimus mingi arutelu ja mingi valimine toimus. EKRE leodis ka laua taga, vaatasid, see on nüüd õige inimene NATO-sse minema. Ma ei muuseas, kusjuures EKRE on niivõrd populistlik, et ma ei julge seda nimetada ei paremaks ega vasakuks, vaid see on puhas populistlik liikumine, eks ole, mis võib siis muudab oma nägu vastavalt vajadusele, eks ju. Korda võib ta tõesti toetada Oudekki Loonet, kes on ju absoluutne, ütleme, küllaltki Eesti kohta küllaltki radikaalne vasakpoolne ja kes muuseas on ka suvatsenud kõikide oma eelnenud rääkimisaastate jooksul, eks ju, NATO-s ja üleüldse selles Lääne-Euroopa kaitsesüsteemi vajalikkuses kõvasti kaheldas, et ta on nagu ilmselgelt selline Venemaa ja kindlasti ka prolesuunaline tütarlaps. Kuule, aga siin tekib selline küsimus, et kui meil üldse keegi NATO-st, ütleme praegustest poliitikutest, ma arvan, täielikult kodus on nii palju, kui see üldse on võimalik, siis on see ju Isamaal on Jüri Luik. Jüri Luik kindlasti, Marko Mihkelson kindlasti. Ja kuidas nüüd Oudekki Loone sinna sellesse mina arvan ka, et tegelikult see oli ikkagi, ütleme selle valitsusele väga kummalise valitsuskoalitsiooni otsus ja ma teades Jürit hästi, ma arvan, et ta nutis öösel teki all peale selle Oudekki määramist. Nojah, sest see on ikka ajuvaba veidikene. See on ikkagi sama hea, kui panna kanatrolli juhtima. Aga nüüd me oleme siin nüüd NATO juures, et just jooksis läbi taaskord, viimasel ajal järjest tihemini see artikkel 5 tuleb jutuks, et mis seisukohad selles vallas on? See on hüpoteetiline artikkel, eks ole. Kõik on hüpoteetiline. Ei ole kõik. Okei, siis sellisel juhul me võime rahulikult selle saate ära lõpetas, et tõesti kõik on hüpoteetiline, sellisel juhul ei ole mõtet millestki rääkida, midagi teha ka. Tulevik on hüpoteetiline, me võime minevikust rääkida. See artikkel 5 on ju tegelikult põhimõtteliselt oma põhiloomult heidutusartikkel, eks ole. Et meil ei ole kunagi õnneks vaja läinud artikkel 5, mis siis tähendab, et NATO liitlased tulevad appi, kui sinul toimub mingi sõjaline konflikt, keegi ründab. Ja ma ise väga tahaks loota, et see artikkel 5 töötab. Aga ma ei ole Igor Mangi ennustamiskoolis käinud, ma ei tea ju, eks ju, Hiromandi vabareid ei ole, tšakraid ka mitte. Et seda on raske öelda, aga tal on kindlasti distsiplineeriv mõju Venemaale. Täitsa kindlasti. Kui palju see üldse, sa käid ju kogu aeg sõtkud seda Venemaa vahet, et üks asi, kuhu ma ei sõtku midagi, mul on praegu sissesõidukeeld sinna. 2 aastat nägemist. Vene Föderatsioonist käib jutt ikkagi. Vene Föderatsioonist just nimelt. See tähendab ka Marimaad, Mordvat, Moksat, Ersat, meie kallid sugulasrahvaid, kelle juures ma just olin väga harjunud käima, et nüüd on sellega mõneks ajaks Millal said selle? Ma sain selle kevadel, kui läksin oma aastast viisat pikendama, siis saadeti mulle kõigepealt tühi pass tagasi, aga ma läksin siis teise konsulaadi kaudu ringi. Seda trikki on enne ka juhtunud, et mulle Eestis ei anta, eks ole, aga näiteks Rootsis antakse, eks ole. Et see sõltub, mis nimekirjas sa oled, kas oled nagu üle-euroopalises keelatud asjade nimekirjas või oled sa oled Eesti keelatud asjade, aga selgub, ma olen miski pärast sattunud üle-euroopalisse keelatud asjade nimekirja ja sealt ma sain tagasi passi musta templiga, mis siis tähendab seda, et selle passiga nii ma enam Vene viisat taodelda ei saa ka siis, kui see keeld ükskord otsa saab. Et siis ma pean uue passi tegema. Ja see aitab, arvad? Kui see keeld otsa saab, siis aitab, kui nad seda ei pikenda, aga selle kohta ma ei oska tõesti mitte midagi öelda. See on nagu täitsa võimatu. Et seal on ju, kuna tegelikult diplomaatilised tavad, ja see on kõikide riikide puhul, see on Euroopa Liidu, USA, ükskõik mis riigi puhul, see, et sissesõidu keeldu ei põhjenda mitte ükski riik.
et sa võid ise nurgas istuda, suitsu teha ja mõelda, et mille sa said, aga neid asju on päris palju, millest ma võisin saada, kas Eho Moskvis telekanal Doždis esinemise eest, võib-olla mingi kirjutiste pärast Noa Gazetas või miks ka mitte mingi Marimaad käsitleva lõigu ja Markelov ja Putini sõimamisest tavalisest TV3 uudistes, eks ole, et kuna nad Vene saatkond monitoorib selle riigi meediat, kus nad kohal on, eks ju, hullu täpsusega. Kui palju sa kübersõjast tead? Kübersõjaga meenab mulle muidugi ilgelt äge lugu, et justkui siis, kui ma olin Riigikogus ja väliskomisjonis ja aasta võis olla 2012 või 13, eks, siis veel ei saanud Lääne-Euroopa aru, et niisugune tore asi nagu häkkimine ja kübersõda on nagu tõsised ohud, eks ole. Et mis aastal sa räägid praegu? Ma räägin 2012 või 13. Ma räägin sulle NATO küberkaitsekeskuses Hollandis. Praegu see on Eestis, eks? Praegu on Eestis ja üks osa on Eestis, praegu on Eestis ja seal oli niivõrd šef ja naljakas, et need tüübid, kes siis pidid küberrünnakut tõrjuma, võimalikku küberrünnakut ja Venemaa jamas kogu aeg, küll pankade, küll ükskõik mis asjaga, siis need läksid kell 5 töölt ära alati ja tulid hommikul kell 9 tagasi. Ja siis ma ütlesin neile, tegin neile ettepaneku, aga te võiksite panna siis oma kordi arvutisse kirja, et kallid venelased, et palun ärge meid kella 17.00 ja 9.00 hommikul vahel rünnak, et me puhkame. Sest et need tõepoolest 24/7 asja, sinna läks veel mitu aastat aega, enne kui niisugune asi üldse tekkis. Nii et selles mõttes oli ikkagi NATO hullult vanamoodne hästi pikka aega. Et kogu see kübersõja... Aga praegu on ikkagi... Praegu on, seda ohtu on väga kõvasti teadvustatud ja fakt on ka see, et see on kuramuse ohtlik asi. Aga meil on, Eestis on täitsa korralikke spetsialiste sel alal ja jumal tänatud, et ka läänemaailm on taipama hakanud, et tegelikult läbi küberi sekkutakse valimistesse, poliitpropagandasse, kuni siis selleni, et nad võivad mingi osariigi elektri kinni keerata, kui on väga kõva häkker, eks ole. Ja kusjuures see info just, et ma just panin oma sinna Facebooki seinale, panin doki Marshall McLuhanist 60. aastast pärit dokumentaali, kus ta räägib, kui televisioon tuli, siis ta ennustas seda, et nüüd on sõda on meedias, 3. maailmasõda käib juba, varsti on kõik pilbasteks ja läbi ja ta ei teadnud midagi internetist. Ja tegelikult see, mis ta rääkis, on see, mis täna toimub. See on see, et tihti peale, ja seda juhtub paar korda sajandi jooksul alati, et otsustajate põlvkond on jäänud ühel hetkel reaalsusest mingi 20 aastat maha. Ja see on hästi tavaline, see on tegelikult jube tavaline, see on kogu maailma riiklust ajaloos on see alati nii olnud. Et mingid vanamehed ja vanamutid stakivad kuhugi ära ja sinna nad jäävad, nad ei saa pihta, et tegelikult jõgi huuleb edasi samal ajal, et kui nemad üritavad oma paisjärve tekitada. Et pole midagi parata, et see on paratamatu loodusseadus. Et see on väga tõsi on see, et riigiga võiksid tegeleda rohkem need inimesed, kes seal elama hakkavad, tulles tagasi noored poliitikasse teema juurde. Ja mitte inkubaatori noored, mitte need, kes on siis ütleme, ma ei tea, kasvanud partei kontoris koopiamasinasse paberipanijana, eks ole. Ma just mõtleme, et nii palju kui neid noori ma näen oma laste pealt või nende kellest üks kannab Che Guevara särki. et ma ei näe kuskilt seda huvi tekkimas üldse või kui ta on riigikaitse suunitluse koolis Vestholmis ja neil on seal mingisugune seda laadi tegevus käib, aga ma ei näe seda, mis meil oli ja meil oli, see on ka põhjusega, meil oli okupatsioon, neil seda ei ole, nad reisivad, nad käivad, toimetavad. Ma arvan, et sipsuke üldistad, sest et tegelikult on neid igavesti ise hakanud ja ise tekkelisi noorte poliitikaklubisi on näiteks täitsa paras pinutäis. Kus nad on ja mis nad teevad? Näiteks neil on nagu workshopid, töötoad, nad arutavad samu seadusi, mida meil parasjagu vastu võetakse. Kellega nad arutavad?
ikka omavahel, sest et tegelikult huvi on mingites segmentides olemas, aga sa ei saagi nõuda, eks ju, et kõik tegeleks, ma ei tea, ei, nõuda ei saa. kaardisõitmise või mudellennunduse või poliitikaga, eks ju, või margi kogumisega. Ei, loomulikult, ma lihtsalt mõtlen, et mina olen aru saanud, et ei ole üldse huvi. Ei ole, noorte parlament on täiesti olemas ja toimiv organisatsioon ja muuseas nad käivad igal aastal ka Riigikogus nagu seda läbi mängimas, seda parlamentaarset süsteemi. Need on just alla 18-aastased ja ma olen niisugustes kohtades ka päris palju esinemas käinud ja räägi, mida nad arvavad kogu sest asja. Kas nad ei ole mitte kosmopoliitse mõttemaailmaga, et neil on ju maailm lahti, nad ju reisivad, nad näevad, nad käivad, nad lähevad kindlasti lääne ülikoolidesse pigem, väga paljud neist, et siis keegi ei tea, kas sa jälle tahad üldistust, eks, aga see on umbes sama asi, et mida mõtleb 60-aastane või ma ei tea, mina 45 on ju, mida mõtlevad 45-sed, sa ise saad aru, kui sinu east räägitakse, see on ju täiesti idiootne küsimus. On jah vist. Ka vaieldamatult on. Et seal on nagu igasuguse mõtteviisiga, on vasakpoolsemaid, parempoolsemaid, kõiki on, eks ole. Aga et lõppkokkuvõttes võib-olla tõesti, et see vasak tõus võib-olla Eesti noortes ma polegi seda nii väga märganud, seepärast ma loodagi, et Hans Luigel ei ole selles punarohelise partei sünnis õigus ehk küll, aga on see läänemaailmas küllaltki popp. Et kui me vaatame igaseid kurja Rootsi tüdrukuid, eks ju, kes... Aga mis, sa räägid Thunbergist? Jah. Mis, Ei, ma lihtsalt jälgisin ühte, mitte et tema sõnumil midagi häda oleks, aga see edasiviiv vorm, see meenutas mulle mingil moel hasarts Lenini või Trotski sa mõtled, et ta sõitis paadiga üle ookeani, seda pead silmas? Mitte seda, vaid see, kuidas, millise emotsiooniga tüüp nagu asju asjad, nagu nii kuri ja jõle kuradi värk. Kuule, tuleta meelde, sama vanalt sa tilbensid Moskva ees, jõid õlut, tema... kuid ette, missugune pinge tal sees peab olema. Kui Moskva ette joogu õlut vahepeal, siis on okei. Ma ikka mõtlen, et kui ma teda näen või kuskil pilti või tõesti ta hullunud pilguga, aga kui sul ikkagi, kui selles vanuses esitatakse Nobeli preemiale, kui sa... Nobeli preemial on igaseid tüüpe esitada. Okei, aga sul on nii meeletu meedia tähelepanu, siis on mingisugune kamp, kes üritab sind ära kasutada, keegi kuskilt topib nii kohutaval kombel sulle pappi, et räägi seda, tee nii. Teab mida või, Sarka? Mul on alati, tekib väikene hirm, kui ma näen kedagi, kes on nii hirmsasti seestunud ükskõik mis ideest. Ma olen täitsa nõus suga. Sest see, kui sul ei jätku mingit ütleme abstraktsemat huumorisoont või kas või mingit aju, et vaadata kas või seda asja, mida sa ajad, eks ju, mingis olukorras teistmoodi või kõrvalt, eks ole ju, vaid sa oled nii hullult seestunud, siis see ei lõppe hästi. No aga kui sa oled, kui vanad on? Kust mina tean? Mingi 15-16? Midagi samas. No nii. Ühesõnaga Moskvate õlut ja oma paras. No nii, ja sa oled selles vanuses, okei, tüdruk poiss tänapäeval vahet pole, et sul on... Kunagi oli või? Selline pinge, et sellele vastu pidada, see ei ole nalja. Ei, see ei ole, ma ju veel kord ütlen, et ma ei räägi, ma ei kritiseeri tema sõnumit ja selle vajalikkust, aga ma näen hirmsat seestumist. Ja üleüldse tegelikult kipub olema see 21. sajandi algus või teine kümnend eriti selliste, ütleme, seestujate esile kerkimise aeg. Et mingi hullult vihased on kõik, muudku võtaks, aga labida ja kui palju sa oled uurinud või kuulanud või vaadanud või lugenud selle kohta, mis toimub selle kliima nii-öelda debati? Ma ikka üritan enam-vähem järge ajada, jah, et ma ei ütle, et ma ärkan igal hommikul sellega üles ja vaatan viimaseid kliimauudiseid, jää sulamise piiri. Aga sa oled kursis sellega, mis toimub? Teatud määral ikka, jah. Nii, aga ütle mulle, on sul mingi reaalne retsept, et kuidas inimesed peaksid aastaks 2050 või 2030, kuidas keegi nüüd need, mida nad tahavad saavutada, siis päriselt ka saavutama, ehk siis, et see eeldab, et inimeste käitumine täna päeva pealt homme hiljemalt või tegelikult juba oleks pidanud üleeile muutub radikaalselt. Aga seda ei juhtu. Aju ei ole niisugune. Ei. Nii, ja seda ei juhtagi. Et sa arvad ka, et me sureme välja selle sajandil? Ei arva, sellepärast, et inimkond on küllaltki sarnane toode, kui võrrelda prussakatega näiteks, eks ole ju. Mis mõttes? Selles mõttes, et väga halvasti sureme välja.
ja sa mõtled, et elame üle. Jah, mingi teatud osa ilmselt küll, kui ka mingi suur katastroof tuleb. No ma ei räägi mingist kukust meteoriidist, vaid ma räägin meie enda põhjustatud kahjust. Ei, no ma ei räägi ka meteoriidist. Et noh, siin on ju neid stsenaariume on nüüd küll rohkem vandenõuteoreetilisi, küll vähem, küll täitsa mõistlikke stsenaariume on küll, aga ega nad väga lõbusad ei ole miski, eks ole ju. Ükski, eks ju, kui me räägime mulda korrosioonist alates, eks ole, et inimkond jääb nälga, siis see on näiteks üks, see on see fakt, see on kindel, et sellise kasvu juures see varem või hiljem juhtub, mis siis tähendab seda puhta vee puudus, eks ole, väga paljudes kohtades, mis siis viitab kindlasti sellele võimalusele, et tuleb uus rahvaste rändamine, mida tegelikult ju... Kuhu sa rändad? Raketiga Marsile? Ei, raketiga Marsile ei rända, aga sa vahetad, inimesed hakkavad, kui tsiteerida meie klassikalist teadlast Arnold Rüütlit, kiiresti ja hulgakaupa minema sinna, kus on jahedam ja kus on rohkem vett. No me näeme seda, mis toimub praegu seoses sellega, võtame näiteks Türgi. Ei no, aga point ongi sellest, et kui me räägime maksame raha, et türklased hoidke piiri kinni. Ja, nii on. Kaua me seda teeme siis? Või ei no ja Erdogan tavaliselt alati ähvardab ka, et kui paari miljardit juurde ei köhi, siis ma teen värava lukust lahti. No aga see ei ole lahendus. Ei, see ei saagi olla mingi lahendus, et türklastele maksta, nad hoiavad seda lõputult kinni, aga lihtsalt ma väidan, et mingil hetkel sellise inimkonna juurde, kas juures ongi see paratamatu, et kusagilt otsast see lõtk ütleb ülesse ja tuleb rahvaste rändamine. Piirkondades, kui me räägime tänasest pagulastest, siis need ei ole kaugeltki mitte kõik sõjapõgenikud, nagu me teame väga hästi. Kõik ei ole ka mugavuspagulased, et nagu meie heinod, kes lähevad Soome tööle, eks ole. Siis miski pärast on kõik eestlased aru saadav. Kui keegi tahab siia tööle tulla mugavuspagulasena, no fucking way, aga kliimapagulasi järjest rohkem. Aafrika regioonides, kus pole enam vett, lihtsalt konkreetselt. 2 miljardit inimest elab selles piirkonnas. 2 elab ja... kes on küsitluste järgi 80% läks kohe sööstaks siia poole. Ja ükski müür, ükski piir ei pea neid kinni. Ja see on perspektiiv, mida me... See on perspektiiv, mis võib juhtuda. Mis mõttes võib, kui vesi saab otsa ja kuradi miski ei kasva ja ma ei tea. Muld on pekki keeratud. Nii, et mul õnneks lapsi ei ole. No ja see on nüüd küll lahendus. Ei mis lahendus? Saad aru? Peale mind tulgu veepuudust jät küll. No jaa, aga see ongi see, mis praegu toimub ju. Et need, kes kirjutavad alla neid lepinguid, et 2050 juhtub nii ja juhtub naa, need on selleks ajaks surnud, need ise teavad seda, kõik teavad seda. Ei, aga sellepärast see on ka üks põhjus, miks tegelikult ka noored inimesed üldiselt viimase 20 aasta jooksul on üle maailma hakanud rohkem poliitikas aktiviseeruma, sest lõppkokkuvõttes on see nende tulevik, mida seda see Greta Thunberg teeb. Muidugi, ma ütlesin veel kord, et tema ideel pole häda midagi. Et ainult seestumisega võib juhtuda see, et sa tekitad sama vihase, ütleme, vastureaktsiooni. Sa ju tead küll, et igale jõul on olemas vastujõud. Just nimelt see on tavaline füüsika. Aga lahendusele me lähemale isegi teoreetilisele ei ole silpigi jõudnud. Jumal küll, Sarka, kui meie oskaksime selles saates siin selle probleemi ära lahendada, siis... Ära lahendamisest ei ole kaugelt jutt. Kas või oleks mingigi... Siis me oleksime mõlemad maailma presidendid. Kui me teaksime kedagi, kes teab kellegi nime, kellel on plaan, oleks juba hästi. No ilmselt neid plaane on ju igasuguseid tegelikult, aga on ikka kindlasti ja on ka plaane, aga tulevikul on see komme, et ta ei lase ennast eriti ette ennustada. Et selles mõttes, et milline plaan tegelikult ka töötab või ei tööta, seda me saame teada takka järgi. Okei, tuleme Eestisse tagasi, me rääkisime siin poliitikast, et täna võib nagu panna täiega, et millega tegeleb siis meie seltskond seal Toompea, millised on prioriteedid, et kas sa oled minuga nõus, et see kliimaasi, kuigi me võime ju rääkida, et Eesti asub, meil on 4 aasta aega, meil on suht hästi, et ta ei ole isegi mitte seal nimekirjas. Prioriteeti nimekirjas kliima soojenemine või? Jah, ta ei ole nagu üldse teema. Ta ikkagi tasakesi järjest rohkem hakkab nagu olema. Me tegeleme mingisuguse EKRE... Ma arvast tagasi.
Trennile, meil näed, üks noor inimene läks trenni praegu otse saates. No aga trenni tulebki minna. Kas sa käid trennis? Ei. Et põhimõtteliselt... Tänan küsimast, ei. Ma saan aru, et see kliimateema on jube igav. Me võime kohe teemat vahetada. Ei, see kindlasti ei ole igav, aga asja mõte on see, et selle üle targutada on külaltki tänamatu tegevus ja ühel põhjusel. Sellist olukorda ei ole. Tegelikult see on nagu inimkonna ajaloo jooksul sellist olukorda ei ole olnud. Hea küll, me võime rääkida väikesest jääajast, mis oli loodustekkeline, kuhu inimkond ei aidanud küll mitte kuidagi moodi kaasa ja mis siis teatavasti kusagil erinevate hinnangute põhjal kusagil 18. sajandi, 19. sajandi paiku alles otsa sai, eks ole, ja keskaja lõpus hakkas, kus ilmad oli tõesti oluliselt külmad, et kui uskuda näiteks kroonikaid või lugeda Ain Kallis ja Andres Tarandi raamatut Eesti kliimast, eks ole, see on niisugune hea tellis, siis, et kus on siis kroonika teated, et tõepoolest, et näiteks Eestis sai talviti jalgsi üle jää minna Rootsi, eks ole. Et see oli kliimakatastroof, mis tõi kaasa katkud, näljäädad, kõik muu, see oli katastroof teatud mõttes. Aga sellist olukorda, kus me oleme põhjustanud sellise küllaltki hästi globaalse jama, pole enne olnud. Nii et selles mõttes, et ega saagi, selles mõttes ükskõik, kes mida räägib, see ainult targutab, paraku on see nii. No ja sa räägid nii, nagu me ei oleks võimelised tänapäeval nagu päid kokku panema ja selle lahendust nagu välja mõtlema. Tavaliselt... Mina olen aru saanud ikkagi, me teame lahendusi, me teame, mida peaks tegema, aga me ei tee seda, et nii lihtne see ongi. Ja tavaliselt ongi nii, et ega see ei kehti ju ainult mingi suurema inimkoosluse puhul, mida me ühiskonnaks kutsume hellitavalt, vaid see kehtib ka üksikisiku puhul, et inimene ajab ikkagi kargu tagumiku alt alles siis välja, kui on ikka päris pekkis. No nii ta on, jah. Et ega enne ei ole mõtet, pole mõtet arvatagi, et kui on ikka, ütleme ikkagi, sitta on leivakott täis, siis midagi. Aga siis on lihtsalt selle probleemi lahendamiseks on siis juba hilja. Selle probleemi lahendamiseks kui sõda on, kuulutatakse, siis sul on võimalus vastu hakata siva ja nii edasi, aga kui... Jah, see on paraku, see on paraku sõda kogu bioloogia, geoloogia ja ütleme siis peenelt öeldes Gaia süsteemi vastu, eks ole. Nojah, sellest on meil siin saadetes erinevates juttu ka olnud. Aga... Kelle autor on siis siukene teadlane nagu Lockhart. Ei, James Lovelock. Lovelock, jah, vabandust. Ja Liz Margulis. Jah, sorry. 70-ndatel. 60-te lõpp. Linn Margulis, vabandust. Aga jah, et see on nüüd eraldi teema, aga sinuga muidugi, jätam, kurat, ega see poliitika ei vii eriti edasi. Me selle jutuga ei jõua eriti mitte kuhugile, kui me hakkame siin nüüd parteipoliitikat lahkama. Et lähme pareme sinu isiku juurde tagasi. Et meil oli... See on igav teema. Ei, meil oli juttu sinu nendest reisidest ja kui ma ennem lappasin neid materjale, siis ma avastasin, et sa kuulud nagu, ma tõesti ei lugenud kokku, kui paljudesse organisatsioonidesse ja nii-öelda klubidesse, mille tõttu sa kogu aeg oled kas Gruusias, Armeenias, ma ei tea, ühesõnaga Osseetias, kusagil. Kuubal. Mis sa tegid Kuubal? Kuubal ma tegin dokfilmi seeriat. See on siis 6 50-minutist osa, mis siis räägivad, ütleme, kommunismi nullvõimalusest mentaalses ja majanduslikus süsteemist, et Kuuba on antud hetkel praegu väga huvitav, et ühest küljest on nagu natukene see Nõukogude Liidu lõpu kooperatiivajastu, aga teisest küljest ikka pitstitakse ideoloogiliselt väga kõvasti. Et seda ma ju mäletad sinagi, eks ole, lapsepõlvest, ja me tegelikult käisime seal filmimas sellist 6-osalist sarja, mis siis tooks võib-olla need riskid, mida siis vasakule siirdudes ühiskonnad võtavad, tooks elavalt pildis meelde, et millega niisugused asjad lõppema kipuvad. Aga reisimises muidugi see, et mulle lihtsalt ka hullult meeldib igast huvitavaid ja uusi kohti näha ja
üldiselt on see nii, et põhjuse, miks kuhugi sõita, eks ole ju, mingisse teise kultuuri või teise maailma otsa leiab ju alati. Ütle mulle, kas see sinu kirjastatud raamat, see Aasmäe, see, mis oli Mõttetute riikide aabits, kas sa oled need mõttetud riigid ise läbi ka käinud? Ei, kuna sellel aabitsel oli hoopis üks teine teooria, et antud hetkel, kui minul see mõte pähe tuli ja ma selle Aasmäele pähe määrisin, et tema kui majandusgeograaf võiks hakata kirjutama, siis meie kindel teooria oli see, et sellel ajal oli maailmas kas 185 riiki. No see arv kõigub küllaltki pidevalt ja lõppkokkuvõttes ma nüüd ei tea ju, et kuidas mida ka võtta, et võta nüüd kinni, kas Abhaasia on riik, ehkki ta ise ennast peab, aga tunnustab ainult Venezuela ja Venemaa, või on ta Gruusia osa, et seal on neid agasid. Aga põhimõtteliselt on see, et meie teooria oli see, et maailmas ei ole ühtegi mõttekat riiki. Nii et tegelikult Aasmäe paraku sai surma ja jõudnud kõike 180 riiki ära kirjutada. Sest asja mõte oli see, et me kirjutame kõik maailma riigid läbi. Kui nagu näiteks nagu Kuuba milleks, siis on kusagil ka Eesti milleks või Läti milleks. Või milleks on üldse vaja pidada sellist riiki nagu Gruusia või milleks on üldse vaja pidada sellist riiki nagu Indoneesia või ja nii edasi. Et igas süsteemis on, ja see rõhub muidugi mitte ainult poliitilisele, vaid ka ütleme rahvuslikele, kultuurilistele sellistele kentsakustele. See mõttetute riikide aabits ei ole sellepärast tige, kuna me saame aru, et igas süsteemis on mingid teatud mõttetusi, ja siis nüüd veidikene Monty Pythonlikus või groteskses. Sooja huumoriga. See on sooja huumoriga, et need välja tuua, eks ole ju, et see oli siis selle raamatu idee, need algselt ilmusid need lood, kes kus siis küll lühemana, kui nad raamatus on, mis on selge pilt, et leheruum võimaldab teist asja kui raamata. Aga peale Aasmäe surma see mõttetute riikide aabits kestab keskusis edasi ja seda kirjutab geograaf Toomas Kümmel sellest saati, kui... Toomas Kümmel on geograaf? Ta on geograaf, jah. Ma ei tea, geograaf. Ta on geograaf. Hariduselt geograaf. Hariduselt geograaf, just nimelt. Et see, et ta ajakirjandust ei ole kunagi? Ei ole mitte kunagi õppinud ja see, et ta sattus Eesti Ekspressi umbes esimesest numbrist või sinna Ants Luige siis sellest esimesse kampa, kes seda tegema hakkasid, see oli mingid... nagu toona paljude asjade, et inimesed sattusid ikka selle murdehetkedel ikka pagan teab, kes kuhu, eks ole. Ja tema sattus ajakirjandusse, kirjutada ta on alati osanud, ta on täitsa hea sulg ja tema nüüd jätkab seda Aasmäe mõttetute riikide üritust. Kui Aasmäe raamatus oli neid riike, mida Ardo jõudis kirjutada, oli vist mälu järgi 42 äkki või midagi, mingi 40-ga, siis Kümmel on kirjutanud juba 30 tükki sinna otsa, nii et me oleme kusagil 70 riigi juures, nii et lõppkokkuvõttes üle kolmandiku siis kõikidest mõttetutest riikidest maailmas on käsitletud. Et me mõtlesime, et kõige viimasena võtame siis Eesti. Ja sellest tuleb ka raamat, jah. Aga siis oleks mõistlik teha kohe teine osa, kus oleks samad riigid, aga mõistlikud riigid, ehk siis vaatenurk oleks risti vastupidine. Kui te võtate ette juba kõik riigid? Katsuks selle mõttetute riikide projekti kõigepealt lõpuni jääda ja siis mõtleks edasi, et mis värk sellega on. Ja mõistlikkus on tunduvalt küsitavam asi, kui on mõttetus. Mingid mõttetud asjad võivad olla naljakad, nagu see raamat ja tegelikult on ka naljakas. Nüüd, kuidas sa... ma ei tea, kui ma mõtlen, mis asi on mõistlik riik, siis... ei ole väga veendunud, et me niisuguse üles leiame kusagilt välja kaevame, sest ikkagi igas süsteemis on mingid kentsakaid, groteskseid vigu või jaburdusi või napakaid seaduseid, näiteks USA ju kubiseb veel, ma ei tea... Sa tegid seal ju ka mitu seeriat saadet. Jaa, seda oli 12 tükki, see oli Ivo Linna Ameerika lugu, kui Herbert Murd, kes on siis lõunaosariikide spetsialist, Texas eriti, aga muud lõunaosariikid ka, et Volkonski kursavend Lavakast kunagi, eks ole ju, ja üldse ääretult lahe tegelane. Kunagi tegi Pärnus jazzfestivali Fiesta, mida pandi vangi. Enne seda tähendab kunagi ammu seda teada. Kitarri mängimise eest Pärnu rannas. Ja ikka muidugi, ta on istunud ikka päris mitu korda, küll mitte pikalt, aga hästi lollide põhjuste pärast. Ja temaga siis sai see asi tehtud, see oli siis
kanal 12 jooksis, et me sõitsime Sibu linnaga läbi ja just nimelt lõunaosariigid. Kas oli sul esimene kord USA-sse minna või? Ei olnud minul esimene kord USA-sse minna, et aga varemalt olin ma käinud ainult New Yorgis, küll korduvalt, aga ikkagi ainult New Yorgis. Aga lõunaosariigid täiesti esimene kord ja miks lõunaosariigid, sest kuna tegemist oli Ivo linnaga, kes teatavasti on bluesi ja rock'n'rolli pede ja me rockabilly pede ka ja me võime, või mitte me ei või, vaid nende stiilide sünnikoht ongi USA lõunaosariigid ja me tegelikult läksime nagu Ivo linna bluesi laulu või bluesi lugu helitama, et kuidas see kultuur siis alguse sai, eks ju, Kai Jazz New Orleansis ja kõik muu, kõrvalt ka muidugi kirjandust, muud põnevat. Oota, aga sa hakkasid sellest nagu kerima, et USA on üks mõttetu koht? Jälle, et kust otsast mõtete, kust mitte mõtete, et see on ju uused palju hinnangute andmise küsimus, näiteks, et juba see kasvu, et kui meil nendest 7 osariigist, kui me läbi käisime, igal ühel tekkis kindlasti mingi oma lemmik, need Herbertile on Texas kõige sümpaatsem raudpolt, eks ole, kellele meeldis hoopis tükis New Orleans, kellele seal minule Mississippi näiteks, mis on tõenäoliselt ta on kõik, mitte tõenäoliselt, et kindlasti kõige vaesem USA osariik, aga minu jaoks oli ta kõige põnevam, aga see oli minu jaoks. Kuidas nüüd, kuna sa oled ikkagi minu arust, nii palju kui ma aru saan, ida pool hästi palju käinud ja lääne pool veits vähem. Kõvasti vähem, jah. Mul on poole Euroopat läbi sõitmata. Ja ma mõtlengi, et kuidas, ütleme, sa iseloomustaksid oma kogemuse pealt kõige täpsem seda kontrasti nüüd, ütleme, Ameerika versus Venemaa. Ja sarnasusi? Sarnasusi on, kindlasti on. Et siukene, esiteks muidugi suurriiklik mõtlemine, see on nagu kõikidele suurematele riikidele omane. Niisugune äärmine kollektivistlik suhtumine, kõige tähtsam, kui sa vaatad mingi totakaid USA, ma ei tea, mingist kriminaaldokist kuni siis mingi, ma ei tea, maja ehitamiseni, eks see on community. Et väga tähtsam, mida arvab community. Venemaal on ju ka teada puha see, et see tüüp, kes kasvatab paremini porgandit, selle maja pannakse põlema. Et kui sa erined community, siis on pekkis üldiselt. Ja USAs muidugi ka eranditega kipub see asi olema küllaltki sarnane. Ent mitte valdav. Venemaa ja USA suur erinevus on autoritaarsus ja ütleme siis autoritaarsusest peale sunnitud küllaltki lömitav mõtteviis, mis on Venemaal hästi levinud. Ja see on ajaloolistel põhjustel. Siis USA on ikkagi tekkinud vaba riigina, vabaduse kantsina, sest hästi paljud tegelased, kes toona, kui nad USAsse põgenesid, eks ole ju, ei saanud ühel või teisel usulistel, majanduslikel, kama millel tagakiusamislikel põhjustel Euroopas elada. Nad ei saanud oma asja jääda. USAs oli see kõik võimalik ja mingis suur... Mis ajast sa räägid? Kodusõja eelsest? Ma räägin näiteks kodusõja eelsest, ma räägin kodusõja järgst, ma räägin 19. sajandist, eks ole ju, et kogu aeg, mil see inimvool USAsse tekkis, seal erinevad põhjused olid majanduslikud, olid vabaduslikud, olid igasugused erinevad põhjused. Selleks, aga... Ja üldiselt on USA selle mõtte säilitanud, et see on võimalik. Venemaal ei ole niisugune asi kunagi olnud võimalik, et inimene on vaba. Vastupidi, see on äärmiselt vastu näidustud. Ja muuseas selleks ei ole vaja tsaari karmi kätt või oprishinat Ivon 4. kombel, vaid küllaltki kiirelt paneb kollektiivs ise paika, kui sa tahad erineda. Panevadki sul tare põlema, annavad peksa. Niimoodi, täitsa Vene külas, kuskil Kolka külas, kus kõigil on tegemist, et niisamagi elus püsida, kõigil on kõiki vaja ju, et nagu ei ole siis... Muidugi nad jagavad küll, aga kohe, kui sa eristud, siis on suga küllaltki kiiresti sluš. Aga too mõni näid, ma ei saa aru. Tähendab, mis mõttes eristud? Mida seal eristada on võimalik? Räägime. On olemas üks, praegu ma autorit ei mäleta, te saate guugeldada, üks ilus raamat eesti keelt tõlgitud, miks Venemaa ei ole Ameerika. Et eeldused justkui on, riik on suur, mingi süsteem funkab, aga et üksikisiku vabadus ei ole asja alus,
vaid on juba läbi siis õigeusu ja läbi tsaari võimud on kollektiiv, on igal juhul eespool üksikisikut, see küllalt iseloomustab ka näiteks Hiina ühiskonda, eks ole, kus sina oma vabadustega oled mingi, ühesõnaga käi kanni, et unusta ära, et nad ja see ühtlasi tähendab ka seda, et just nimelt, kui sa astud sammu kas erineva minu poolest riietuse, mõtteviisi või mingis muus suunas, siis siin see küllaltki amorfne, selline kivistunud kollektiiv karistab varem või hiljem ise. Ja seal on näiteks, selles raamatus on üks väga tore, veits ilukirjanduslik, aga minu meelest küllaltki tõelähedane näide. Seal on nimelt küsimus inimene ja igavik, eks, et mismoodi siis Venemaal seda tajutakse, mismoodi läänes tajutakse. Ja jutt on siis sellest, et kui nagu ütleme tinglikult siis Euroopas on harjutud sellega, et kui inimene ehitab näiteks maja, ehitab ta selle kivist võimalikult vettpidava katusega, võimalikult kvaliteetselt, et see jumal küll, pange oma telefon kinni, et see kõik oleks pärandatav põlvest põlve, selles mõttes, et sinu tütterle ja pojale ja see on nagu igikestus ja see on nagu, kuule, lõpeta ära. See on nagu igikestus ja igavikulisus. Siis Venemaa kohta on sellel samal vene autoril, see on venelase kirjutatud raamat, näidet, et aga tõepoolest ka venele on huvitatud igavikust. Ja mistõttu me lähemegi suvalisse vene külla, vaatame, et osimik on täis pekkis, eks ju, katus on sisse kukkumas, käepäraste kiletükkidega on asi parandatud, aga venelase igavikulisuse igatsus väljendab vähemalt selles, et keegi on raudselt plangule kirjutanud, et Jesse Põllivann. Ühesõnaga ennast niipidi põlistanud. Et eks ta veidikene groteskene on, aga selles on teatud pointi, mille üle täitsa ikkagi maksab mõelda. Ja ma mõtlen, et vene huumor on asi, millest ameeriklane mitte mingil juhul aru ei saa. Kindlasti. Ja just nimelt. Kui ma ei tea, mis on Ameerika, mõnda filme on näinud. No ikkagi need, naljad on kindlasti teistsugused, nagu ka briti naljad või Eesti naljad, mis on pigem niisugune musta huumorilaadne, meie sobime hästi ju selle briti süsteemiga kuidagi moodi, et kui me vaatame ka näiteks seda sama John Cleese'i, kes eks ju meil mais tuleb, ma ei teaks, 2 tunniga müüdi kõik lagedaks, eks ole, Monty Python, mida me siin... Kusjuures praegu ta on ju aktivist ja ta on jällegi ju ka, ta päris aktiivselt tegeleb, ütleme, ühiskondlike küsimus. Nad on ikkagi üldiselt kõik Monty Pythoni 6 tüüpi on seda läbi aegade teinud ja nende sketšid on ju ka sellised hästi ühiskondlikult teravad. Aga Venemaal on kindlasti lihtsalt sellist, ütleme, tõlgendamatut, ajuvaba ja täiesti kirjeldamatut absurdi, mis muidugi ühest küljest teeb selle koha väisamise ja vaatamise, mingil moel vähemalt minu jaoks võluvaks, sest et neid kohti, et issand jumal, mis asja nad jälle on teinud. Seda on nagu kõvasti. Aga see on kummaline, et kui lugeda vene, ütleme, sellist kirjandust, mis on hea huumoriga ja mõelda, et võtame kas või... seal on absurde nii palju, mille üle irvitada ja see muidugi loomulikult arendab huumori. Aga naljaks on see, et kui nepiaegne 20. aastate Venemaa kirjeldused, näiteks Ilfja Petrovi 12 tooli ja kuldosikas. Nii, ja kui ma vaatasin, ma olen näinud seda Hollywoodi versiooni, kus nad püüdsid sellest filmi teha. See on täielik jama. Ja ongi, ja ma mõtlen, et tegelikult ju, mille üle nalja visatakse, on need kapitalistlikud alged või just kui see peaks olema ameeriklastele arusaadav, ja nad ei saa mitte midagi aru. Ja tegelikult on see, mille üle seal Ilf ja Petrov nalja viskavad ja mitte ainult nende kaasaegset Ilja Ehrenburg, eks ole, ja oma Julio Uranitas või minu poolest... Kas sa Platonovi Gradovi linn oled lugenud? Ikka olen, absoluutselt. Purilennuk Heina ja Postiveoks. Ikka muidugi. Või Vassilja Aksjonov hiljem 60-ndatel, et tegelikult nad... Võib-olla see varastamine on üks asi, mida ameeriklased nii hästi ei tunne. Varastamine kindlasti siis jah, ühiskonna mingil moel jah, siukene, ütleme paralleelelu, eks ole ju, et üks on siis nagu see ametlik, teine on see paralleelelu ja see ka, et mille moel suudetakse iga mõistlik mõte ikka täielikult peesse keerata põhimõtteliselt, et oma mingi täiesti idiootse vene absurdsel kombel, mida küllaltki raske mujalt maailmast leida. Ja ma ei kujuta ette, et näiteks oleksid mingid Abraham Lincolni pojad, kes jagavad ära kogu USA territooriumi hakkavad kerjamas. Täitevkomitee tõuksi kuulutama, et see ei ole lihtsalt ei ole võimalik, muidugi ei ole reaalne. Aga Venemaal on. Venemaal on see reaalne, sellepärast, et me läheme tagasi selles, et üksikisiku elu on alati küllaltki ebatähtis, eks ole ju, ja sinule kui inimesele võib alati
või ühel teisel kombel pähe istuda, mis siis teeb mingil absurdsel kombel inimesed nagu veidikene lollakalt leidlikuks, aga samas mitte nagu järjekindlalt, vaid puhuti, sest et see on, ma arvan, see on jah, selles kultuuriruumis või selles ajaloos ikkagi jube kõvasti kinni. Ja lõppkokkuvõttes ka selles, et tõepoolest sul ei ole mõtet ehitada midagi peale katkise tare, sellepärast esiteks see maa ei kuulu sulle, teiseks tuleb mõisnik ja võtab tare ära, kui sa pinda käid või liiga palju mölised kusagil. Ja noh, mis mõte üldse on sellel? Ja võib-olla seal ongi need vene külalislahkuse juured, et sul ei ole midagi, siis sul pole kahju ka. Seal tõenäoliselt on see selle asja üks häid pooli, jah, et lõppkokkuvõttes on see, et kui kellegil on midagi pekkis väga kõvasti negatiivselt halvasti, eks ole ju, siis üldiselt vene inimene võib sind aidata juhul, kui sa sarnaned talle. Kui sa oled teistmoodi, siis tuleb ikka lööb sulle hanguga. See raudpolt või kirvega. Me olime kursavennaga, olime kooli vaheajal, sõitsime Moskvasse, et lihtsalt sõita Moskvasse. Ja igal õhtul otsisime öömaja ja kuskilt metroost. Ikka leidsid kellegi? Ikka me leidsime mingi memme, mingi taadi, mingi nooremad, vanemad, vahet ei olnud, et tudengid ja Pribaltikast ja mingit küsimust ei olnud ja kõik nagu toimis. Ameerikas sükest asja nagu no ta nii lihtne ei ole kindlasti. Isegi Lääne-Euroopas oli, ma olen seal ka hääletanud ringi ratast, et seal pead ikka leidma mingisuguse venna, kes annab sulle tööd ja siis sa teed talle tööd ja siis sa orjad teda ja siis ta annab sulle selle eest kas raha või siis öömaja ka pakub ja üldiselt nad suhtuvad hästi, aga sa pead ikkagi, nad ei ole nii, et sa lähed lihtsalt tänaval ligi ja ütled, kuule, mul ei ole kuskile minna, et siis ta ütleb, okei, tule minu juurde. Ja ega selles suhtes on sul muidugi õigus, et see on ka üks ajalooline näide, kuna ükski vene inimene tegelikult ei tea, kuna tal asjad täiesti perse kisuvad ja siis keegi ehk aitab, siis see on ka muuseas vene külakultuuri üks aluseid, Jurodivõi, külanapakas, eks ju, või lollakas, kes on tingimata Jumala poolt välja valitud, eks ole, keda nagu hoitakse, et kõige debiilsemad tegelast siis poputavad, eks ju, kõik, et mine tea, kuna sul endale paneel pähe kukub kusagilt, eks, et ja teisest küljest on see ka, sellel on ka tegelikult pikad ja õigeusu traditsioonid, mis on siiski see koht, see institutsioon, sama õigeusk, mis põhimõtteliselt vaenab igasugust inimese iseseisvat mõtlemist, eks ole, rääkimata veel siis mingis süsteemis kahtlemisest, et see ei tule lihtsalt kõne alla. Aga teinekord on muidugi see, ütleme see järjekindlusetus ja absurdsus, ma võin sulle laheda loo rääkida selle kohta, et Siberis mingis, ma ei mäleta, kuskil Tomski lähedal mingi mõttetu väikelinn oli, kuhu me sattusime Ardo Aasmäega ja ei olnud meil üldse raha, seepärast hoiukassast sai seda kuidagi, või pangast sai seda Tomskis, eks ole ju, ja võtsime vähem, sai otsa, eks ole ju, siis ma mõtlesin välja triki, et kuidas saada pappi, aga eelkõige õlut ja napsi ja süüa ja ööma ja siis läksin Aasmäega siis mingi külapoed, kus olid spetsialistid, kes jõid sooja viina, mõnulesid päikese käes, kõigest oli pohhu, eks ole, ja ütlesin spetsialistidele, et näitasin ajalahte Pravda, ütlesin, mehed, taate ma teen kuradi ajalehega õllepudeli lahti. Spetsialistid kohe järgastus, et see ei ole võimalik. See on küll, et veame kihla, kasti viina peale. Ma mõtlesin, et ma saan kasti viina? Ja, kasti viina peale. Et pärast müün viina maha ja kõik on olemas. Ja siis murdsin ajalehe kokku 4, 8, 16, kuni tuli siis selline välgumihkli laadne junn, millega siis avasin õllepudeli. Nad olid nii nördinud, et neid on petetud, eks ole ju. Nad hullult nördinud, et kuradi fašist raisk. Et tõmbas viina sain kätte, aga ma sain aru, et kohe saame peksa ka. Et vaieldamakult. Ja siis ma ütlesin tüüpidele, et nii, et näete, meil on nüüd siin kast viina, võtke pool endale. Nad olid nii lollid, nad olid unustanud ära, et nad ise just mulle selle kasti viina õssid, eks. Nüüd said 10 pudelit nagu endale ja siis kogu olid 10 võidus. Nad olid 10 võidus enda arust, eks ole ju. Ja ehkki
mis on täiesti ajuvaba ja meil olid kõik külamajade uksed ja toidusahvrid ja kõik avatud nädal aega. Ma ütlen, need olid mingid eestlased, mitte üldse fašistid, vaid laadad tüübid andsid meile niisama 10 viina. Andsid lihtsalt 10 pudelit viina, nad olid lihtsalt ära unustunud, nad just 5 mintsi enne ostsid meile selle 20 pudelit viina, millest me poole ära andsime. Ja et vaata, kui head tüübid reisk, et neil on kast viina, nad annavad poole ära. Matemaatika oli olemas. Matemaatika ja mingil lineaarne siuke loogika ka. Et selliseid situatsioone muidugi võib Venemaal kõvasti kohata. Viktor Pelevinil on üks toore siukene, lühiromaan või novellilaadne toode või mingi siukene, päris nagu paks roman ei ole, aga see on siis nimeline, ma olen kõik läbi lugenud, mis ta eesti keeles on. See ei ole eesti keeles, seda ei ole eesti keeles ja ma võin sulle kohe, ühesõnaga tegelased on Vene sääsk ja Ameerika kärbes. Ei, vastupidi, Ameerika sääsk ja Vene kärbes. Ameerika sääse nimi on näiteks mingi John, on ju. Ja Vene kärbes on tüdruk, kelle nimi on Maša, eks ole. Aga nad on kirjavahetuses, siis John Ameerikas sõidab, lendab, ühesõnaga sääsk lendab Vene kärbsele küll, eks ole. Siis nad lähevad piknikule, mingid joodikud usas, muidu Vene kolleegid kohe hoiatame, et ära räisks paganama neid liiga palju imet, muidu on täiesti pekkis, on ju. Aga John läheb ja imeb endal, sõna otses mõttes joodiku võrest londi nii umbe, et ta on ilge pohmakas pärast, et on jumala juua täis. Aga Vene kärbest Mašat hakkab armastama ja kutsub ta enda juurde Ameerikasse elama ja siis Vene kärbse esimene küsimus on, kas seal Ameerikas sittaga on. See on nagu Pelevini selline teemas, mille peale siis sääsk John vastab Navalem. Sitta on igal pool, nii et tapab ka Ameerikas. Palju Pelevin üldse, paljudel see materjal on, mis ei ole eesti keeles. Ma ei loe vene keelt. Tal ikka, ma nüüd peast, muuseas mul on see väga järjepidevus ära kadunud, et kui palju ta nüüd on tõlgitud või mitte, aga kui ma arvestan... mingi 5-6 raamat, 5. Rohkem ikka vist. Ikka eesti keeld on kindlasti rohkem tõlgitud. Ei, ma mõtlen, ma ei näinud, et ma olen oma arust... Tal on, ütleme nii, et mingi vast 3 on tõlgitud, ma julgen öelda. Okay. Sest tal on veel mingid lühijutud, üldse millega ta ju... Pepsi oli minu arust lagi, see oli esimene, kõige parem. Ei, see esimene eesti keeles oli Tšapaev ja Pustata hoopis. Kas see oli enne? Oli, enne Pepsi põllukonda. Ma lugesin siis selles järjekorras. Pepsi oli koos selle Omon Raaga. Just. Mis oli ka täiesti haige raamat, see Omon Raa. Aga ei, Pepsi algul ilmus täitsa eraldi ja pärast seda teine trükk oli. Aga esimene eesti keeles oli Tšapaev ja Pustata, aga Pelevin ise üldse hakkas jälle täiesti tüüpiliselt venelik värk. Tema esimesed novellid hakkasid ilmuma mitte mingis kirjandusajakirjas, näiteks nagu Družba Narodov või Zvezda või Njeva, mis on sellised kõvemad, eks ole ju, vene kirjandusajakirjad, kaugeltki mitte. Sa ei arva elu sees ära, kus ta esimesed need absurdsed novellid ilmuma hakkasid. Kus ma oskan aru? See oli ajakirja Nauka ja Жизнь. Teaduse elu. Nii, et selle kohta võib ka öelda, et võimalik võid Venemaal. Mingi täiesti žanriväline, täiesti... Peatoimetal oli pohmakas, ta anna siia ja ilmselt ta ei saanud mingit teadustartiklit kätte ja teadlasel oli omakorda pohmakas ja siis pohhu paneme selle ja umbes nii, sa tead küll, kuidas see asja ikka tõsiselt teravmeelne autor. On. Venemaal muidugi kirjandus on Venemaal alati olnud hästi huvitav ja just see ühiskondliku absurdsus annab selleks ju ka kõvasti ainest. Seal on, Venemaal on, sa tead seda, sa oled seal ikka rohkem kõvasti rännanud, et see absurdsus tuleb sulle tänaval vastu, et see on nagu, ta ongi sinna sisse kodeeritud. On jah, et ma mõtlen isegi mingid väga lihtsad asjad nagu tänavareklaamid, eks ole ju, mis võivad olla nii poliitiliselt ebakorrektsed, et mida ei ole, mitte üheski teises riigis pole inimesed isegi ideed pähe tulnud. Mul tuli sellega lihtsalt meelde, et kunagi mingis Vene linnas nägin ma, seal oli mingi Nike pood, eks ole ju, tavaline tossud, seljakotid, ma ei tea, dressipluusid, seal oli seal Nike poes oli niisugune hiigelsuur tänavaplakat, kus oli mingi väga ülinappides bikiinides paljaste rindadega tšikk, kelle seljas oli Nike seljakott ja slogan oli "Mой лучший друг всегда на мне". Na мне, mis tähendab seda, et mu parim sõber on alati mu peal, mis on ka ühemõtteline viide ropule keppimisele, eks ole ju. Ja kuidagi Nike kontor neelas selle alla, eks ole, mis on nagu, kujutad see pilti, mis
ühesõnaga sa ei saa ju no Pelevinil oli ju seal oli see tegelane, kes oli copywriter ja kirjutas Mercedes-Benz 600-le siukse reklaam, et oli siukene mersu nina ja siis kahe peaga kotka, siis Mercedes 600 imperialiitšiski, jah. Siuke tüüpil, no täiesti ehe kraam. Ja see läheb neile peale. Ja neile läheb peale ja peale selle, need, kuna päris elust võetud reklaam, millest mina rääkisin, eks Pelevin ja kõik teised Sorokin või Kama, mis kaasaegsetest ja mineviku ajakirjanikest, tegelikult on need ju küllaltki täpselt mingid elust maha kirjutatud, võib-olla veidi ümber kirjutatud situatsioonid ja ometigi kipub Venemaal olema nii, et ükski kirjanik ei suuda välja mõelda seda, mida sa võidki suvalises külas näha lihtsalt, mis on nagu lihtsalt niivõrd jabur. No aga päris elu ongi. Ja päris elu on kunstist alati samu võra ees. Et siin ei ole nagu kahtlustki, kui ikka kuulata lugusid, mis inimesed räägivad. Kunagi ju vaata, kui Vene Kroonus käisid, tulid tagasi ja mis sealt tuli. Et niisuguse asjade peale lihtsalt on keeruline tulla ja meie ühine sõber Ott Sandrak on ju, kui ta suu lahti teeb ja hakkab neid Vene... Muuseas, ma räägin saatevaatajatele ka, Ott Sandrakul on maailma kõige kihvtim kommunismi definitsioon, kui ma siin ennem vasakpoolsest rääkisin. Aga seda ei mõelnud Ott ise välja, vaid ta kuulis seda mingilt 2 Vene jorsilt Riias Taarapunkti sabas, kuhu need olid siirdunud õllepudelid ära andma. Ja ta seisis nende taga ja siis üks vend ütleb teisele, et defineerin sulle kommunismi. No defineeri, ütleb teine huviga. Vaata, kommunism on see, kui igaüks teeb absoluutselt seda, mida ta tahab. Ja kui ei taha, sunnitakse. See on küllaltki kongeniaalne. Jah. Ja selle definitsiooniga nüüd võikski pöörduda, et kas kellelgi on küsimusi. Ja Sarka, sa küsid nii tarku küsimusi, et keegi ei suuda sind üle trumbata. Nii, ja siis kas meil on nüüd veel... Kas me tõmbame otsad kokku või me tõmbame otsad... Seda ütled sina, eks ole. Võib-olla sellest absurdsusest ka endisel Nõukogude Liidu territooriumil, et kui me nagu enne alustasime poliitikaga, siis üks asi on tõesti, kus ma olen hästi palju seoses selle poliitikuks olemisega käinud, on valimisvaatlused. Ja sa oled käinud ju igal pool, Ukrainas. Absoluutselt kõik igased stannid ja kõik need asjad läbi, et OSCE, see on siis Euroopa Julgeoleku Koostööorganisatsioon valimisvaatlejana, mille siis nagu eesmärk on tuvastada, kas valimised on enam-vähem legitiimsed või mida nad seal ehitavad. See on alati nii, et riik ise, kuna tegelikult see ei ole parlamentaarne turism, või sa tõesti peadki jälgima, et mida nad kurat teevad, kuidas nad petavad, alati nad üritavad seal, muidugi sinu asi on kontrollida, pärast sellele hinne panna. Point on selles, miks need riigid on ise huvitatud, et OSCE neile võimalikult hea hinde annaks, sest et see on nende hilisem välispoliitiline kaubanduse ja muu kaart, eks ole. Et kui valimisi väga hullult tsiiditakse ikka, siis on see, et ega väga keegi sinna pärast investeerida ei taha, sest see on ju selge, et nad panevad kõik piistu ja sellel, et ei ole mõtet, et eriti. Et selles mõttes on see alati, see hosting riigi või valimiste riigi alati on kutsutud need OSCE vaatlejad. Muidugi lootes, üritades neid selle asemel, et nad vaatlevad kusagil täis joota ja sööta ja see alati käib asja juurde, vedada siin mingi mustade džiipidega kuhugi võimalikult kaugele valimisjaoskonnast, eks ole, mingisse, ma ei tea, jahile või ükskõik kuhu, eks ole ju. Ja igat pidi, et aga pärast, et kui mingid kingitused ja ma ei tea, ja hästi paljud OSCE tüübid lähevad liimile ka, panevadki 10 ja siis on yes, on ju, tegelikult muidugi on täielik jama. Aga just kõige naljakamaid, see muidugi, see oli Kasahstanis vist ükskord, kui see on niisugune hästi trahvaretne või olleme selline petmine, mis ei olegi nagu petmine, vaid ütleme kultuuriline eripära, kui ühes mingis maakohas Korskis või ma ei mäleta, kus ta oli, Põhja-Kasahstanis, Tšelinogradis või ühesõnaga vahet pole, ronivad, kipuvad siis mitmekesi kabiini roniva, mis teatavasti ei ole õiges, et valimist on salajased, eks ole, ja häälid on normaalsed. Sa rääksid teate mitmekesi. Ja nad ronivad jah, et tuleb mingi vuntsidega vanamutt, kes niisugune korpulentne emalaev, kes hoiab natist kinni oma meest, kes omakorda hoiab natist kinni oma täisealist tütart, nad ronivad kõik ühte kabiini, sa lähed tegema märkust neile, et kuulge, et ma olen
nalja teete, et need valimised lähevad kehtetuks, eks ju, et mis asja te teete. See mutt pistab lõuga, mis mõttes on ju. Eluaeg olen selle vanamehega kurat ühes voodis maganud, nüüd ei või ühte kabiini minna. Et noh, ta ei jõua kohale, et mis kuradi perset sa mulle ajad välismaalane, on ju, et mis kuradi mõte sellele kõigel on. Minu vanamees, viin kuhu tahan, eks ole ju, et noh, et mis see sinu asi on, ju. Vaata, et sa oma naisega hakkama saaksid, eks. Aga ükskord oli ka Armeenias juhtus selline lugu, et see oli ka ühes mingis mägikülas, väikses, uimases, inimesi, kes valimas võib-olla päeva jooksul, paarsada heal juhul, eks ole. Päike paistis, kõik tukkusid valimisjaoskonna ja jõid õlut, kes aprikoosuvad, kes puskarid, kes mida, eks ole, mingid suupisted käisid ringi, miilits tukkus, kõik tukkusid, eks ole, ja äkki tuli mingi Taat mägedest talle lammastega. Taat oli kole vihane. Taat oli nimelt sellepärast, nagu takkajärgi selgus vihane, et tema poeg, kes on muidugi kõige ilusam ja kõige targem maailmas, nagu siuksel Taadil ikka kipub olema, eks ole, ei osutunud valimisnimekirjas olevaks, ehkki kurat Taat väga palus. Taat tuli mägedest alla soola tooma ja püüti võrkudega kinni. Ja... Nii, ei, Taat oli solgunud, et poeg ei olnud, poega ei saanud valida. Keegi teadnud, et poeg eksisteerib. Ei teadis, Taat oli käinud ennem külanõugus möllisemas, et tema poeg peab olema nimekirjas, aga nüüd see oli Tšikitile Taadile ilge solvang. Läheb valimisjaoskonda, et mida perset, poega ei ole nimekirjas. No see nii ei saa raisk, eks ole ju. Ja kuna kõik tukuvad ja kõik on uimas, et keegi ei pane midagi tähele, siis äkki kargas Taat nagu välk valimiskasti juurde haaras selle kaenlasse ja pani mööda küla tänavat plagama. No ennem kui kõik virgusid ja sirgusid ja Taadile järgi jooksid, oli ta ümber nurga keeranud ja juba, nagu kui meie talle järgi jõudsime, oli Taat valimiskasti põlema pistnud. Valimiskast põles, Taat rõõmustas, vehkis kinžalliga ja karjus oma mingit mägede sõjalaulu selleks ole. Siis tuleb valimised kehtetus kuulutada või niisugune? Ei, siis tuli lihtsalt helikopteriga Jerevanist uus valimiskast koole. Ja inimesed uuesti valima. Jaa, kuna see oli külas, 200 tüüpi kõik uimerdasid edasi, käisid valisid uuesti ära, Taat seoti kinni, nii kaua kui valimiskast ära veeti, eks ole, sama helikopteriga kõik oli tähtad. Siis lasti Taat lahti, siis ta räuskas vehkes kinžalliga, siis korjas oma lambad kokku, läks mägedasse tagasi. Niisugune valimiste lõbu. No selge. Et selliseid asju on... Oi kui palju nende valimisvaatluste jooksul, kus ma olen olnud, neid on ikka, neist võiks omaette sellise toreda dokumentaalraamatu. Millest võib järeldada? Valimised milleks näiteks? Sellest võib järeldada, et me elame ikka tsiviliseeritud maailmas. Meie elame tsiviliseeritud maailmas absoluutselt ja kõikidele tüüpidele tervitan siinkohal kõik inimesi Facebooki grupist Nostalgiline Eesti NSV heldimusega möödunust. Kas see on olemas? On. See on tõsimeelne või iroonia? See on tõsimeelne. Ja seal on 42 000 liiget, kes nutavad taga. On. Eesti NSV, Nostalgiline Eesti NSV, vaadake ja ma soovitan, see on täiesti, seda peab muuseas endine DJ raadiodiskor kunagi 70-tel väga edumeelne inimene olnud Heiki Herman Soome, kes põgenes Nõukogude Liidust, aga nüüd armastab niimoodi seda Nõukogude Liitu, et lihtsalt on kogu aeg märg põhimõtteliselt ja räägib, et 42 000 liiget, kes nutavad taga kolhoosi korda, sõimuvad Mart Laari, eks ju, et kõik on ju oma silmaga näinud, kuidas tappis ära viimase kolhoosis ja lüües tal näiteks noa selga ja kogu muu siukene lõbus asi. Kohati ongi väga lõbus. Mind viskas see lugupeetud Heiki Herman Soome prääksumise pärast sealt välja, kuna ma julgesin Nõukogude Liidu ja Eesti NSV sihtotstarbelisuses kahelda, siis ma sain sealt tala, ma pääsen küll seda gruppi vaatama, aga kommenteerida ma ei saa. Siiski ma soovitan vaadata, kui palju hämmastavalt totraid inimesi iga päev meie seas liigub, kes arvavadki, et kolhoosid olid lahedad, ikka kindlus oli majas, riik hoolitses, kogu see mingi täielik ine. Ja nad on täitsa olemas ja nad on väga vihased, kui sa nendega ei ole nõus ja võt nüüd, kui ma mõtlen nendele samadele valimistele, tõin siin mõned näited, Venemaal on see asi veel hullem, mis mul alati tekib kiusatus anda neile mingi 2-nädalane tuusik korraks nendesse regioonidesse, et nad lihtsalt meelde tuletaks, mismoodi see asi tegelikult oli. Et ma saan ju aru, et olime noored ja muru oli roheline taevas sinine ja armastus värske ja ma ei tea, kõht, sile ja mis iganes veel, rinnad ei rippunud. Aga et see on siis kuidagi ühiskondlikuks keerata, et see on väga huvitav psühholoogiline Facebooki leht.
Vot sellega on nüüd hea lõpetada, inimesed süvenege, 42 000 inimest meie hulgast tahaks seda kuradimaa paska tagasi. Jah, see on minule ka minu jaoks on see ka täielik anomaalia. Aga noh, et nagu me viimastest uudistest ka teame, maakera on teatavasti lapik. Sellega lõpetame. Aitäh, et tulid. Ole mõnus.